Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Mina olen Kristo Tuurman. Mina olen jätkuvalt Illimar Pilt. Jätkuvalt räägime ägedate saatekülalistega ägedatel teemadel ja räägime suhetest, räägime erinevatest ämbritest ja tänases saates lähme me eriti ägeda teema peale. Me räägime siin meist, me räägime meestest, me räägime isadest ja tänane saade ootab tulla väga põnev, nii et vaadake, et te kindlasti kuulama jääte. Ja loomulikult tahame teile meelde tuletada, et külastage meie papsid.ee lehte ka, sellepärast et meil on siin suvel on meil ütleme loominguline puhkus, et me juulikuus kedagi koolitustele ei oota, aga sügisel kindlasti vaadake meie papside meistriklassi Kuukodus naine koolitust ja meil on papsid ja põnnid laager kohe septembri alguses olemas, mis eelmine aasta sai ülihea vastukaja, nii et kindlasti vaadake see üle ja külastage meie laagrit, et üks isa saab ühe lapse kaasa võtta, et seda lähedast suhet ehitada 3 päeva jooksul. Ja kindlasti, kui sa seda saadet kuulad, siis juba selle saate kuulamise ajal, kui mõni teema sind kohe eriti puudutab, hakka kohe jagama, seepärast, et just see emotsioon, mis sa sellel hetkel jagad, see liigub kõige kaugemale, kõige rohkem inimesteni. Ja pange seda follow, subscribe, seda jälgi telli nupukest ka, sellepärast see aitab meie podcastil levida, nii et väga vähesed teist, kes kuulavad, vajutavad seda, ainult YouTube'is on 20%, Spotify's sama, et meie kuulajate arvust, nii et vajutage seda nupukest ja see aitab paremini meie podcastil levida, nii et seda ka ära unusta. Kristo, näed, vaat, mis mul siin on? Ekos ja vägi. Kelle vägi? Mitte tavaline vägi, vaid mehe vägi. Sööd seda? Ei söö. Ei söö või? Sassia, ma olen 2 purki sisse lasknud. Väga vägevalt. Seda pole üldse mul riiulile nagu tulnud, seda ma olen esimest korda siin. Ja, aga täna tuleb meil meeste väest juttu küll. Täna me räägime meeste väest ja kes tahab endale väge juurde ja sellepärast, et seda tasakaalus elu, et seda endale hoida, siis pole mitte midagi teha, peab oma selle keha eest hoolitsema ja Ekos aitab seda teha. Eestimaine oma tootja, oma bränd teevad siin koha peal ägedaid toidulisandeid, ägedaid mineraale, mis on tegelikult kehal vaja. Nii et vaadake üle ja tuletame meelde, kes äkki on ära unustanud, Papsid 20 annab Ekoshi veebipoes mõnusa allahindluse ka. Nii et võtke kindlasti Ekoshi veebipoed ka ette. Aga nüüd tänane saade. Lähme täna saate juurde, sellepärast, et täna meil on külas mitte 1, vaid lausa 2 inimest. Ja igaks üks mainime kohe ära, et tegu ei ole paariga. Tavaliselt on meil paarid siin istunud, et täna ei ole paar. Meil on Maarja Tinn ja Sten-Olle Moldau on külas ja täna ema, isa, sa oled Praxise mõttekoja juhatuses või juhtkonnas, lisaks oled sa õppejõud. Sten-Olle on meil muusik, peab stuudiot ja samamoodi nagu isa. Sul on 2 last, sul 3 last, eks ju. Aga täna me räägime sellisest asjast kõige rohkem nagu siis mehed ja isadus, sellepärast, et meil valmis üks uus uuring ka, mis on siis mehelikkus isaduse normidest Eestis, mida meil varem pole olnud, et varem oleme toetunud vist igale poole välismaa uuringutele ja välismaal tehtud analüüsidele, aga nüüd on meil Eestis oma see toetuspind ka, et kus siis see Eesti mees ja Eesti isa on. Vastab tõele, et selline asi sündis? Vastab tõele, jah, et meil valmis siin tõesti umbes 6 aega tagasi siis uuring, kus me vaatasime siis seda, et millised meheks olemise viisid ja normid meil ühiskonnas levinud on. Vaatasime natuke seda, et kuidas meedias neid norme luuakse, kuidas nooremate meeste hulgas vanuserühmas 15–26 need normid on ja kuivõrd siis nad lähevad vastuollu meeste võib-olla enda hoiakutega ja siis veidi vanemas vanuserühmas, mööndusega vanemas 30 alates kuni 60, me siis võtsime ette 34 meest, kellega me siis tegime kas individuaal- või fookusgrupi intervjuusid. Saime ligi 1400 lehekülge teksti, mida analüüsida, kogemuslugusid, hoiakuid, arvamusi ja sellist enesereflektsiooni. Ja ma pean ütlema, et see oli nagu kindlasti uuring, mida oli mul endal väga huvitav teha ja mul on väga hea meel. See on esmakordselt, kui saab rääkida ühest uuringust nii, et inimene, kes meil uuringus osales, ka on nõus sellest rääkima, et me nagu kui me saatsime siis nendele intervjueeritud meestele hiljem oma uuringu, siis me küsisime ka, et kas keegi on valmis avalikult sel teemal rääkima, sellepärast, et üks asi, mis sellest uuringust ka välja tuli, oli see, et me ei räägi piisavalt nendel teemadel. Ja õnneks 6-7 meest andsid märku, et jaa, absoluutselt, et olen valmis ja kui ka mitte nagu sellises formaadis, et istume nüüd koos diivanile räägime, siis igal juhul võib-olla oma sõpradega, oma pereringis seal saunalaval ja
padeliväljakul natuke rohkem neid teemasid käsitleda. Aga jaa, enne kui selle uuringu juurde täpsemalt, Sten, räägi sa, et sa nii-öelda siin ka isa rollis osalesid uuringus ka, mis siis viimane kõige mehelikum asi on, mis sa viimase nädala jooksul teinud oled? Ma ei tea, kas ma väga teen selliseid mehelikke asju. No see tuleb kohe kelle, et mis see mehelik asi nagu on. Ja, et seal meil läheb juba nagu definitsioon on. Ja, et ma ei tea, et ma olen nüüd lapse vanemluse suur fänn. Ma arvan, et mehelik asi on see, et ma tegin oma lastele süüa ja viisin ühe neist lasteaeda ja teine läks kooli ja parandasin rattaketti halvasti ja läks uuesti kohe katki. Et võib-olla see läheb nagu sinna klassikalise mõiste juurde, aga jah, ma vist ei tee neid ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada väga hästi. Mis see standardne on, eks? Ühesõnaga, mehelikud asjad on need, et ma hoolitsesin oma pere eest ja seda ma olen nüüd teinud viimase nädala jooksul küll. Küll, jah. Kuigi ma just kui ei taha ülbeks minna, paar päeva olin hästi ära ka, sest mul oli vaja teha muid asju. Ma viisin oma ratta hooldusesse, sellepärast mina selle asjaga üksinda hakkama ei saa, et oleksin sinu juurde ka tulla, sa saad sellega paremini hakkama, aga mul ka need näpud õliseks tegemine ei tule kõige paremini välja. No, ma pean ka nüüd viima. See on väga mehelik tegu, kui sa võtad vastutuse juba. Et sa ei hakka asju pekki keerama. Mina näiteks kodus elektrit ei torgi neid. Kutsun parem sõbra, kes oskab seda teha. Seda elektrit isegi vahel meeldib torkida. Aga sa oled jaganud ja rääkinud ka, et sa oled Rapla poiss, eks ju? Rapla seal sündinud ja me teame seal Raplast nagu lugusid küll, et sa oled ka seal rääkinud, kuidas karvased ja ossid seal omavahel nagu võitlesid, et vanasti see meeste kuvand oli natuke nagu teistmoodi. Räägi seda ka, et kuidas sul see nooruspõlv möödus? No mina olin ikkagi see, kes sai peksa, et ma seda nagu vastu panus ei olnud. Kumb sa siis? Olid see karvane siis, jah? Mina olin see karvane. Siiamaani nagu te võite näha, midagi ei ole muutunud. Midagi ei ole muutunud. Oleks lahe, kui ma oleks oss, kes siis pöördus. Aga paraku ma nii huvitav ei ole. Ja tegelikult ka liialdasin, ega see nagu peksa saamine ei olnud ka niuke. See ei olnud ka niuke 90ndate hull elu nagu siin võib-olla veel 10 aastat varasemad inimesed kogema, et ei olnud see midagi hull. Aga meil lihtsalt joppas, et ühel hetkel oli neid karvasid rohkem ja siis see kuidagi lahtus ära. Et mingil hetkel tüübid said aru, et on tore, kui saab pulli ja ollakse nagu normaalselt teineteisega. Saadi täiskasvanumaks natukene rohkem nii-öelda. Jah, aga kuidagi ka nagu mingi kriitiline mass inimesi sai kokku, kes ei arvanud, et on lahe kakelda näiteks. Pigem on lahe hoopis teha teatrit. Et siis siuke pöörang toimus mingi aeg. See on jah huvitav, see on just uudistes ka nagu läbi käinud, et me siin salvestame siin aprilli lõpp, mai algus on see nagu aeg, et just oli nagu need jalkamatsides, kuidas on kokkupõrked nagu väikeste poiste vahel ja niimoodi, et seda ikkagi seda on nagu sees seda kas siis poistel sellist nagu siukest nagu veha ja tahavad ennast nagu välja elada, et kas see on nagu loomulik või see tuleb siis vanematelt nagu kaasa, mis te nagu arvate, et see, et meil väikestel poistel ja siuke sellist omavahelist viha ja siukest kaklust ikkagi nagu sees on? Eks no, kui ma vaatan siin meie uuringu peale, siis need intervjuud, mis mul meestega olid, need olid elukaare intervjuud, mis tähendab, et nad nagu vaatasid tagasi ka oma lapsepõlvele, oma kujunemisele, loole, kõigele sellele. Ja tegelikult see, millest ka sina räägid, selline grupikuuluvus teema, oli ikkagi just seal teismeeas ikkagi keskne identiteedi teema, mis seostuski selleks siis meheks olemisega, et mis see on, et õpiti siis neid erinevaid skripte. Ja võib-olla see, mis nagu sealt kõige rohkem just analüüsi osas välja tuli, oli see, et oli väga vähe mehi, kes ei oleks siis olnud mingisugustes sellistes kooslustes, mingites seltskondades, kus siis sellised initsiatsiooniriitused, et saame kokku, kas siis tarbime alkoholi, teeme midagi keelatud, anname karvastele peksa, et sellised nii-öelda piiride ületamine oli sinna nagu sisse kirjutatud. Aga huvitav oli nagu see, et kui nende meestega nagu rääkida, mõni ise juba jõudis reflektsioonis selle juurde, mõne käest sai seda nagu lisaks nagu küsitud nagu takkajärgi nagu hinnanguna, siis mitte keegi nendest ei tundnud ennast üleliia samas mugavalt selles. Kõik tundsid ennast veidi ohustatuna, pidevalt kaasnes see hirm mingisuguse välja tõrjumise ees, mis pani siis veel rohkem võib-olla kellegi kas tegutsema veel aktiivsemalt nende piiride ületamise juures. Teine siis hakkas võib-olla ise hoopis pigem eemalduma sellest grupist ja mingisugust teist seda näiteringi otsima ja seda seltskonda. Aga just see, et see grupp toimib,
seal on oma mingisugune skript, seal on oma stsenaarium, mingid asjad, mida nagu peab tegema, aga samas kõik tunnistavad, et nad ei olnud selles olukorras nemad ise, nad ei tundnud ennast mugavalt, see tundus midagi, mida peab tegema. Nii et see ongi see sinu küsimus, on, et kus see tuleb siis, et me peame nagu tegema. Aga eks see on midagi, mida me anname ühiskonnana pidevalt nagu edasi. Ja sellest kindlasti räägime ka, mõtlesin, mul oli, siin oli mõnda aega tagasi oli 9. klassi lõpukirjand ka ja poiss on just tegi see lõpukirjandit ja siis üks päev kirjutas seal selle köögi laua taga proovikirjandit ja siis pealkiri oli see, et Eesti noorte eeskujud. Ja ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et nagu ta küll ei öelnud, mida ta tol hetkel nagu kirjutab, aga mul endal kuidagi läks see nagu haavusin korra, et mõtlesin, ai kurat, aga ta ju minust ei kirjuta või oma isast, et ma olen talle teine isa. Ja siis, et ta ju meist tegelikult suure tõenäosusega ei kirjuta, ta kirjutab mingitest kuulsatest nagu tüüpidest praegu, eks ju. Aga tegelikult ju, meie oleme tegelikult ju eeskujud, isegi kui me ei taha, siis me oleme kogu oma negatiivsega, kogu oma positiivsega. Et kas siis on ikkagi nagu mingi vanemate ja isade nagu tegemata töö seal nagu ka selle juures, et kas sealt uuringust tuli välja ka nagu see, et nii-öelda nendel poistel, kes siis nii-öelda neid piire kompisid, võib-olla politseiga pahuksis olid või siis nagu karvasid peksid, et kas need jagasid ka seda oma nagu isa rolli puudumist või seda nagu olemasolu, et kui palju sealt seda välja tuli? See isa rolli pruukib puudu olla ja selles isa rolli sees võis midagi puudu olla. Ja siin ei peagi, me vaatame ainult seda uuringut, vaid ka nagu laiemalt, et igasugune riskikäitumine on väga palju seotud emotsionaalse läheduse ja füüsilise läheduse puudumisega. Ja see on ka see, mis nendest lapsepõlvelugudest nagu esile tuli, et see isa ma ütlen kohe ära, et see isa ei pruugi olla bioloogiline isa, eks ole. Isa roll. Täpselt, et see võis olla kasuisa, see võis olla onu, see võis olla, mitmel juhul oli see hoopis õpetaja näiteks, aga üldse see isa figuur. Aga selge see, et see, kellega sa füüsiliselt koos ühes nagu ruumis nagu elad, et kui sul tulevadki sisse sellised mõisted nagu fantoomisa, et justkui nagu või kummitusisa, et ta justkui nagu on või ei ole, või ka see, et ise isaks saades toimus mingisugust suhete ümber hindamine, et kui eelnevalt isa oli ka võib-olla veidi selline pedestalile tõstetud ja et vot, et tema õpetas mulle vot seda, teist ja kolmandat asja, mis reeglil oli kõik sellised käelised tegevused, midagi meisterdamast, rattaketti parandamas, midagi sellist, eks ole, autodega seotud asjad, siis tegelikult see oli see ainukene asi, mida isaga tihtipeale koos tehti, mingi konkreetne õpetus, kuidas teha seda, teist ja kolmandat asja. Oli see, mis välja toodi. Aga see, mis puudutab emotsionaalset kohalolu, see, et ma tunnen huvi, kes minu laps on, mis ta mõtleb, kellega ta läbi käib, on ju, et ta ei ole miniversioon minust, et ta on omaette inimene, on ju, et kõik sellised asjad ja ka see füüsiline lähedus, et see oli vajaka, et meil uuringus oli mitu isa, kes näiteks kirjeldasid seda kallistamist kui midagi, mida nad peavad nüüd nullist õppima, meelde tuletama endale, et olid väga kurioossed lood, kus isa paneb endale iga õhtu telefoni meelde tuletuse kalliste lapsi, sest et tal ei tule see automaatselt, sellepärast et see on midagi, mis on olnud nagu puudu. Ja need asjad, kui me räägime grupikuuluvusest ja nendest poiste just sellisest riskikäitumisest, siis see grupikuuluvus, sa üritad asendada seda emotsionaalset lähedust, seda kuuluvustunnet, mida sa siis võib-olla kuskilt ei saa, et sul on midagi vajaka, et sa lähed. See on nagu hea, me oleme ka seda ju, meie isad ju oligi, kasvasid üles, nagu oligi linn oli täis kleebitud, et liigne hellus jool rikub lapse ära nagu, ja kuidas ma siin hakkan talle seda näitama, sellepärast, et ma ei taha ju mingit nagu sussi, eks ju, ma tahan nagu kasvatada nagu päris nagu meest, eks ju, et milline peab mees olema ja siis ma ei ole mitte mingit kallistust, mitte mingit ellust, mitte mingit hoolt. Ja siis alles nüüd, sest kõik uuringud ju varasemalt on ka tehtud ju peamise nagu keerkiveriga hooldajaga emaga, eks ju. Et nüüd on alles tuldu see, et isa rolli olulisus ja kuidas see esimesed 3 eluaastat tegelikult mängib nii suurt rolli, kus isad on justkui nagu eemal, sellepärast et see laps veel, ma ei saa temaga palli mängida, ma ei saa temaga jutustada ja siis las ta nagu olla ja kasvab seal natuke suuremaks, siis hakkame nagu rääkima mingisuguseid mehejutte nii-öelda, aga tegelikult töö on nagu tegemata ja tegelikult sa ei saa seda tagasi enam teha, sellepärast et kui see vundament on nagu praguline, siis see on nagu ülikeeruline, see nagu esimesed 3 eluaastat see läheduse loomist on nagu ära. Sten-Ole, kuidas sul isaga suhe oli, et kuidas sina, kuidas sa lapsepõlves oma nagu seda üleskasvamist kirjeldad? Väga standard asi, et mu ema on rääkinud seda sama ka, et minu isa ei võtnud ühtegi oma 3 lapsest kunagi sülle. Et see oligi no nii, ma ei tea, võib-olla see oli ka natuke emotsionaalselt laetud olukord, ma nüüd loodan veits, et seal võib-olla nagu mingid erandid vahel, aga kui ma nüüd mõtlen see, millest te praegu kirjeldasite, siis see tundub kõik väga tuttav. Ja et minu isa oli selles suhtes väga standardne näide kõigest sellest, mis sa ütled, liigne hellus rikub inimese ära ja nii edasi, et tema nagu aeg-ajalt
teda enam meie seas ei ole, aga ta nagu kui ma mõtlen, kuidas ta üldse proovis nagu näidata, et ta ikkagi hoolib, siis see sai olla ainult raha ja siis kuna ma ka ise olen siuke nagu kuidas me ütleme, muusik, et siis minuga selliseid, lähme nüüd parandame reffe ja värke nagu asju, ta küll vist proovis teha, aga kuna ma väga hullu huvi üles ei näidanud, et siis sealt jäigi meie suhtlus täielikult katki. Et mul selles suhtes nagu tunne, et selle koha pealt küll ma elasin oma isaga suure osa ajast koos kuni keskkooli lõpuni, et siis nagu see fantoomsuhe on väga täpselt kirjeldab seda, mida mina kogesin. Kusjuures ma ütleks just see, mis oluline asi, mida praegu Sten-Olle ütles, on, et suhe jäi katki, kui laps ei jaga selle lapse vanemaga samu väärtusi. Ja vaat see on nagu väga oluline muster, et see on see, kus tuleks see samm edasi nagu astuda, et jah, minu laps on teistsugune kui mina. Aga ma nüüd võiksin hakata huvituma, et aga mis sind siis huvitab, eks ole. Ja tegelikult andagi sulle see roll, et kuule, tule räägi mulle siis nendest raakritsikatest ja ma siis kuulan iga õhtu nendest raakritsikatest. Ja mul praegust väga raske, et mu poeg on väga hullusti huvitatud Robloxist ja nagu ma elu eest tahaks minna süvenema sinna, mis on see brain rot ja kuidas meil täpselt osta see Robuxe juurde, et saaks endale osta kuldset värvi, slingshoti, ma õpin neid sõnu, aga see on praegu väga keeruline. Sest, ühest piirist on see, et ma väga huvitun ja ma räägin taga asjadest ja me räägime nagu, mis teda huvitab, aga kui see teema tuleb üles, siis mul on mingi, mind tõesti ei koti vaata, et mind huvitab see laps. Aga Robloxist mul on jumala savi, ma tegelikult tean, et ma peaks ilmselt lõpetama üldse ära selle mängu mängimise. No ja aju on seda nagu täis. Ütleme, et suve soovitus oleks küll. Me kogume praegu hoogu, et sealt väljuda, et me ei teadnud oma vea suurust. Mida kauem sa seda lased, seda valusam see väljumine on. Ja ma juba näen, et see on järgmise aasta projekt. Et see kestab veel pikalt see valu. Aga ma julgen enda pealt vähemasti uhke olla nii palju, et ma täiega pingutan. Eile mängisin ta ka koos korra, et ma olen vähemasti nagu samas ruumis. Saad aru, mida ta teeb. Ja siis ma näen ka, kuidas see on nagu asi, mis tuleb aegalt kogu aeg üles, et issi, kas sina viitsiksid minuga ka 1v1 ja issi mul juba tõmbab. Et siis nagu, et ma näen, et see tegelikult täiega funktsioneerib, et see, mis sa just ütlesid, et see vajab tegelikult nii vähe, et sellesse siseneda. Sa pead andma ainult võimaluse ja tema põmps teeb minu eest kõik ülejäänud töö ära. Et lihtsalt see huvi on ainult tema poolt nii suur, et ma pean olema lihtsalt kohal ja suhe hakkab ennast ise looma just. See laps ka naudib seda tegelikult mingisugust võimudünaamika muutust, mis on ka selliseste väga jäikade meheks olemise normide juurde käib selline võimudünaamika, et isa on siin, laps on siin, et mingi hierarhilisus on seal sees. Ja tegelikult, kui me teeme seda, mida sina just kirjeldasid, siis sa ju muudad ka seda võimudünaamikat, siis oled sina see loll, kellele midagi seletatakse ja see laps, see väga väike laps, võib-olla 5-6 aastane võib olla võtta siis selle positsiooni, et tema näeb, et ta on mingis asjas oma isast targem. Ta suudab oma isa nagu õpetada, rääkida talle mingitest asjadest ja see annab hoopis teistsuguse nagu kogemuse sellele lapsele, see annab nagu suhtele ka ikkagi väga teistsuguse. Mingi ühe laheduse astme juurde. Alfa isa see surm. Praegu ma kuulen seda nagu, ma pean nagu olema emotsionaalselt kättesaadav naisele. Lapsele ka. Lapsele veel. Lapsele. Tuleb nii välja, jah. Aga see uuringus tuli kuidagi, sa tõid ka vaata raha sisse, et isa oskas nagu läbi raha seda panna. See me oleme palju seda kasutanud, seda nagu ütleme, inglise keeles on see B-tähega provider, eks ju, meil on see nagu siis ülalpidaja. Leivateenija on, eks ju, nagu see, et kuidas sellega on, kas see tuli ka välja, et küsin 2 küsimust siis korraga, et üks on see, et naised ju, mida siis naised tahavad, eks ju. Et ühtepidi tuleb, ma saan aru, et ka uuringutest välja, et naised tahavad seda, et mees on nagu iseseisev, võtab vastutust, on materiaalne kindlus, on endiselt ju oluline, kui tehakse uuringuid, mis on, aga siis tuleb see emotsionaalse läheduse pool, siin on nüüd viimastel aegadel sisse tulnud, et soovitakse nagu seda ka. Et kas see nagu vastab nagu tõele või on nad natuke nagu vastuolus, et ühtepidi, et ma tahan nagu meest, kes on materiaalselt kindlustab kogu mu nii-öelda selle elu ära, nagu käib tööl, teenib, eks ju, nagu raha näiteks, oletame, eks ju, ja teisest küljest on siis kõik nagu 100% kohal, isa on olemas, kodus aitab, teeb, kaasab, et mõnes mõttes võib seal olla nagu mingisugune vastuolu ka sees. Kas see tuli ka kuidagi nagu välja, et mis seis meil siis on, et naistega te uuringut ei teinud, aga mida mehed tunnevad seal? Lühidalt võib öelda, et jah, aga ma
parandaks võib-olla selle küsimuse sellist rõhuasetust, et ta ei oleks siuke naised versus mehed, et naised midagi nõuavad meestelt. Mina tahan naiselt sama asja. Kas nagu mehed vastavad mingitele nõuetele või mitte. Et me vaatasime ikkagi laiemalt seda ühiskondlikku plaani, me vaatasime tegelikult seda, kas seda meedia skripte, mis nagu sealt tuleb. Nii et pigem laiemalt nagu mõtestamast ühiskonnale, sest et näiteks meeste puhul väga oluliseks sai tööandja ootused ja mis nagu segasid siis neid ja nende elu, aga miks me panime ka tegelikult selle uuringu pealkirjaks või pealkirjas üks sõna sisse nagu pingeväli, siis tegelikult selle sama asja pärast, et need normid on muutumas ja nad on muutunud, et kui meil on sellised hegemoonilise maskuliinsuse normid, mille juurde siis käib see, et saa ise hakkama, ära küsi abi, ole leivateenija, ole näiliselt tugev ja ma just nimelt rõhutan näiliselt tugev, sest et see ka, et mis on nagu tugevus, see vajab alati nagu defineerimist, kui me tugevusest räägime. Aga nüüd me näeme, et on selline hooliva maskuliinsuse normid tulnud väga tugevalt nagu sisse, mis on meeste endi jaoks muutunud oluliseks ja siin all ma peangi silmas siis neid asju, millest me juba oleme rääkinud, see on see, et ma olen kohal, ma olen olemas, ma olen lapsevanem, ma ei ole mingi ema väike abiline, kes kutsutakse võib-olla appi siis, kui ema tõesti ise ei saa. Et ma olen võrdväärne partner ja ma olen lapsevanem, et ma ei ole selles lapsevanema pedestaalisel alumisel astmel enam, et ma tahan ka olla kuskil siin. Aga nüüd ongi see, et me ei saa mitte kuidagi ka sellest uuringust tulenevalt panna nagu näppu peale ja öelda, et sellises vanuserühmas on sellised normid ja selles vanuserühmas sellised või on see kuidagi seotud haridustasemega, et me vaatasime ühe taustanäitajana siis ka meeste haridustaset ja vaatasime, et kas see kuidagi nagu mingi asjaga nagu joondub. Siis tegelikult me nägime seda, et need normid, need vastuolulised normid eksisteerivad ühe ja sama mehe sees samaaegselt ja sellepärast selle sees ongi see pingeväli. Need normid võivad küll elukaare jooksul muutuda. Et 2 kohta, kus need normid siis hakkavad muutuma, peamist kohta, üks oli siis kõrghariduse omandamine ja sealt saadud kogemused ja teine oli isaks saamine. Ja isaks saamine kindlasti oli see dominantsem, kus need normid hakkavad muutuma. Aga see ei tähenda, et need teised asjad ära ei kao, sellepärast et kui laiemalt ühiskondlikult, tööandja poolt, meedias sul tulevad teatud normid, mis ütlevad, et milline siis see õige mees nii-öelda nagu on, siis nende ignoreerimine ei ole võimalik, sest sa oled nendega üles kasvanud, eks ole. Sa oled kõik need initsiatsiooniriitused läbi teinud ja jõudnud siis sinna kuskile. Nii et jah, ja siis sa nagu oledki selle supi otsas, et sa mõtled, et ma tahaks olla rohkem kodus, ma tahaks olla rohkem kohal, samas minu tööandja eeldab, et ma olen kättesaadav, et ma olen karjäärile orienteerutud, aga just see alati kättesaadav. Et mees kindlasti peab olema tööandjal alati kättesaadav. Et see tuli nagu läbi, ehk siis tööandjad ei oska nagu seda vastu võtta, sa ennem teid, kui me alustasime ka teid selle koha ka sisse, et kui naine läheb nii-öelda justkui tööandja juurde, ütleb, et ta jääb nüüd vanemapuhkusele, on see justkui nagu oodatud, arusaadav, eks ju, mõnes mõttes nagu arvestatud, aga kui mees seda teeks, et mitte siis see 30-päevane isapuhkus, aga vanemapuhkus, siis see on nagu see, et oot, mis asi nüüd see on? Sest ma ei ole sellega arvestanud, et nagu sina ära lähed, see on õige nagu see väide. Just, et naiste puhul on see, et sellega arvestatakse juba enne, kui ta tööle võetakse või kui isegi ei võeta, siis sellepärast äkki lähed. No, see on nüüd ka parastavatus. Aga meeste puhul jah, et siin tulid meil need sellised erinevad lood ja tõesti see, et mees läheb tööandja juurde, ütleb, et kuule, et ma tahan nüüd selle vanemapuhkusele minna. Ja tööandjal kõik, super muidugi, mine, aga see hetk, kui tööandja saab aru, et ta ei tunne mõisteid, et vanemapuhkus ja isapuhkus on 2 eri asja, isapuhkus on nüüd siis see 30 päeva ja vanemapuhkus on see, mis võib olla siis kuni 1,5 aastat. Ja kui siis ta saab aru, et issand jumal, see mees ei räägi sellest 30 päevast, muutub hoiak, muutub tonaalsus, muutuvad nõudmised mehe suhtes ja ühelt poolt et meil justkui seaduseraam nagu kaitseb diskrimineerimise eest. Teiselt poolt on ju, kui vaatame, mis on nagu peamised kaasused, mis jõuavad tegelikult võrdse kohtlemise voliniku Kristjan Veske töölauale, siis on just nimelt nagu, et lapsevanemate diskrimineerimine pärast siis vanemahooldustööle tagasi tulles, ennekõike naised siis, eks ole. Ja, meil on koolitusruumis on olnud ka nagu väga palju naisi, kes ütlevad, et okei, et praegu nagu üks probleemidest lisaks suhtele või vanemluse kohtadele on nagu see, et ongi, et ma ei saa nagu tööle tagasi ja siis
sul pole mitte midagi teha, sellepärast et sul on see naha seal, sa pead selle ära kaotama enda sees, sellepärast et muidu sa lihtsalt sa ei saa, mitte midagi pole teha, et sihuke tunne, et naised peavad valetama, et saada tööle. Et muidu, kui see vanema nii-öelda puhkus on seal sees, siis justkui nagu seda võetakse ikkagi nii palju arvesse, et teeb keerulisemaks selle koha. No, aga see ongi see ühiskondlik nagu kohustus ja muidugi, kui me räägime nagu sellisest asjast nagu vanemapuhkus, siis see on nagu konkreetselt ikkagi niisugune asi, millega siis riik peaks oluliselt rohkem tegelema. Et jah, meil on teoorias võimalik vanemapuhkust nagu jagada, aga meil see vanemapuhkus on, me näeme reaalselt, et seda ei jagata, sellepärast, et see normatiivne surve ongi see, et mees seda pigem ei võta ja sellele vaadatakse viltu tööandja poolt, kuidas ta nagu võtab. Et meil ei ole seda süsteemi, nagu meil siin mitmetes Läänemere-äärsetes naaberriikides on ju, et sina saad 6 kuud, mina saan 6 kuud ja siis me saame lisaks veel 6 kuud, siis juhul, kui me mõlemad oleme juba nagu jaganud, eks ole, seda. Et sellist asja meil ei ole ja samas me näeme teiste riikide praktikast, et see on nagu midagi, mis tegelikult võtab ka tööandjalt ära selle võimaluse diskrimineerida lapsevanemaid. Et mis praegu on selgelt probleem. Okei. Kui sellest rahast edasi rääkida, sa Sten oled ka nagu vabakutseline siis ütleme põhimõtteliselt või, et nagu muusiku elu, eks ju. Kuidas sa oled tundnud, kas sa oled tundnud, et siin nagu see leivateenija taak on ka kuskilt ühiskonnalt peale nagu sulle tulnud ja elab sinu sees või mitte? Või julgen väita, et ju siis praegu mõistan, et erandina, aga ma tunnen, et ma olen sellest prii. Ongi nii, või lihtsalt esiteks vabakutses elu ja minu laste ema on siis ka nagu, tal küll on palk, aga see on ka niisugune vahepealne mingi kombinn, ehk siis et kui meil keegi on näiteks laps on haige või midagi, siis meil on mõlemal samaväärne võimalus võtta see vaba aeg. Mina kas lükkan oma mingi stuudiosessioone või asju ära, et üldiselt esinema, me jõuame kumbki käime esinemas, et siis nagu on teine. Aga et ma ei ole, mul on selles suhtes siin raske kaasa rääkida, et minu elustiil on nii teistsugune, et me ei pea võtma, me ei saanudki võtta nagu ma ei saanudki vanema puhkust võtta, ma olen ise enda tööandja, minu tööandja. Sul pole midagi võtta nii-öelda? Mul ei ole midagi võtta, ei, minu tööandja on ilge jobu, puhata kunagi ei saa, aga ta ei diskrimineeri mind lapsevanemluse koha pealt, et kuna ma ise endale pean palkama. No see oli ühiskonna norm, aga kuidas nagu nii-öelda, kui me võtame siin selle meheks olemise vormi, et kuidas isa näiteks seda vastu võttis, et sa ei läinud siis nagu nii-öelda päris tööd tegema. Et kui me vaatame meeste vaates seda asja. Ma arvan, et ta ei saanudki sellest aru, kuidas on võimalik niimoodi elada, nagu mina elan. Et ma arvan, et ta aastast imestas, et siuke hipi üldse nagu suudab korterit omada, 2 korterit ja auto, mis sõidab üldse kuhugi ja siis 2 last ka veel. Et ma arvan, et ta ei smuukinudki lahti, mismoodi see maailm peaks opereerima. Ja ega me nagu liiga palju ka ei suhelt, mistõttu ma ei saanud päris täpselt. No aga ma seda ta ei huvitunud jälle, vaata, see on sama koht, et ta tõesti huvitunud ka. Aga et ta ei saanudki aru, et kui ma talle üks päev nagu näitasin, et milline mu helistuudio, mis on suur, mingisugune 60 ruutu päris töökoht nagu, et siis ma mäletan küll seda nägu, et ossa raks. Et see ullike sai hakkama sellega, et mingi tükk kinnisvara on päriselt köetud ja inimesed käivad seal sees. Et siis nagu oli mingi korraks see moment, aga jällegi, kuna ta ei saanud aru, mismoodi üldse niimoodi võimalik elada, siis ma ei oska ma arvan, et ta lihtsalt ei saanudki aru. Ja ma pidin sellega lihtsalt iseseisvat rahu tegema, et ei mõisteta selle koha. Mulle seda raha asja nagu, mulle meeldib seda raha ka erinevates vormides nagu uurinud ja siis ikkagi on uuringutes läbi tulnud see, et kui on paarisuhe, eks ju, kui mees teenivad võrdselt või isegi vahet pole, mis see teenimise koht on. Kui mees hakkab rohkem teenima, näiteks kui naine ei juhtu nagu midagi, aga kui naine hakkab rohkem teenima kui mehed, siis ikkagi see lahutuste arv nagu läheb, et mõjutab seda ja tekib juurde seda. Et järelikult seda ikkagi seda leivateenija kuvandit nagu on ja see meeste väärtusele nagu siis nagu ikkagi nagu mõjub. Et oli seda siis nagu ütleme, üks küsimus on see, et kas see tuli ka nagu, et kui paljudel seda, kas protsentuaalselt on ka, et kui paljudel see leivateenija siis nagu sees elab. Ja teine küsimuse pool on see, et kas uuringus osalemine oli vabatahtlik meelde, et kas seal ei ole ka mingisugust nagu kallutatust juba, et nagu uuringus osalesid nagu need mehed, kes on nagu rohkem valmis või rohkem isad. Ma toon näite nagu samamoodi, meil on nagu 20 papsi käib, eks ju, tuleb korraga nagu koolitussaali. Loomulikult meil on neid, keda nagu naiste poolt on saadetud ja meil on neid, kes pole õrna aimugi, kuhu nad tulid, istuvad maha, et kus ma nüüd olen, tahan välja, et ennem kui aru saavad, et päris tore on. Et siis, et see samamoodi, et nad on nagu ütleme, need isad, keda tegelikult me tahaks sinna koolitusruumi saada, keda tahaks raputada ja keda tahaks natuke talle nagu anda seda nagu infot, et tihtipeale neid me sinna ei saa, sest nad on nagu, nad käivad
kauge kaaregamist nagu mööda, et jumala eest mitte mingisugust nagu uut infot või väikest nagu mõttemuutust endale pähe nagu ei saaks. Et kas seda, et jah, 2 küsimuse poolt, et kui palju teil seda leivateenijat on ja kas see kallutatus ka seal tegelikult sees on, et me näeme tegelikult nagu selles uuringus hoopis ilusat pilti, mis tegelikult ei vasta tõele meie ühiskonnale. Ja me ei saa sellest uuringust kindlasti kätte, milline on Eesti keskmine mees. Me saame sealt kätte selle, et millised meheks olemise normid on levinud, millised on juurde tulnud ja kõik see, eks ole. Mis puudus leivateenijat läbivalt, et kui me vaatame isegi nooremat vanuserühma, mis meil algas 15-st, et seal tulevikule mõeldes kuni selle kõige viimasena välja, et leivateenija norm on nagu selgelt endiselt väga elujõuline. Oota, selles nagu noores grupis täpselt samamoodi, jah? Et 15-26 aastaste hulgas samamoodi leivateenija norm on endiselt ja just nimelt see normi surve tundmist me nagu vaatasime seal ja mõõtsime ka, et just see tunnetatav norm, mis näiteks segab siis haridusvalikuid, et see oli siis see peamine asi, mis meeste jaoks segab nende haridusvalikuid, et oma haridusteed ei ole siis võimalik mitte valida oma huvide järgi, oma mingisuguse, ma ei tea, andekuse järgi, vaid ikkagi see leivateenija normi järgi, ehk siis sa vaatad, et okei, et mida tehes, milline minu palgatšekk kunagi hakkab olema. Ja ma tegin sama. Samamoodi, kes see pealt läbi esimese kord, aga ongi kaua ma seal olin ja ühel hetkel tegin nagu elus nagu muudatuse, sest ta ühel hetkel nagu hakkab nagu vastu sulle. Õnneks see karjääripööre kui selline ikkagi on järjest rohkem normaliseeritud meil. Aga teine see küsimuse pool, sul oli valimi siis selle kallutatuse kohta, mis puudutab isaduse fookusgruppe, siis kindlasti. Et seda me seal ise adresseerime ka, et individuaalintervjuudes oli ikkagi nende meeste spekter meil väga-väga lai. Et seal me siis kutsusime, saatsime nii-öelda avalikult sotsiaalmeedias, saatsime erinevatesse listidesse kirju, kutseõppeasutused, meeskorporatsioonide listide, kõik võimalikke, mis pähe tulid, ja siis tegime teatud valiku nendest, kes ennast nagu üles andsid, vaatasime, et oleks erinevas vanuses, erineva haridusliku taustaga nagu mehi, et ei oleks liiga ühte poole kalduse valima. Ja siis tõesti tuli väga igasugust rahvast, et seal neid intervjuusid tegi hea kolleeg Kaarel Lott ja seal oli ka mehi, kes tõesti istuvad ja õigustavad siis vägivalda nii naiste kui laste suhtes. Saad mingi näitega tuua või mingi seal näiteks, et kui minu laps tuleks koju, et küsimus oli selle kohta, et kuivõrd sa nagu huvitud nagu sellest, mida milline su laps on, kes ta on inimesena. Ja siis oli ka, et oleneb, et näiteks kui mu laps tuleks koju mingisuguse homojutuga, et siis ei oleks pikka juttu, et siis ta lahkuks sealt toast lõhki löödud ninaluuga. Et mingite juhtmete läbilõikamistest, kägistamistest, et lähisuhtevägivald on nagu väga reaalne teema Eesti ühiskonnas ja üks-ühele individuaalintervjuudes ka mitmed mehed ilma igasuguse vale häbita julgevad seda välja rääkida ja pigem nad ise seda tehes tegid seda sellisel viisil, et see pigem nagu tõestab minu tugevust, minu mehelikkust, minu põhimõtteid. Ja oma põhimõtted siis välja elamiseks on okei oma, ma ei tea, lapsel nägu sisse lüüa. Kui nüüd isaduse fookusgruppide juurde tulla, kus Sten Olle meil osales, siis, ja neid tegin mina, siis need olid ikkagi väga toredad ja meeldivad fookusgrupid, sest et ilmselgelt täpselt samamoodi avalikult otsides sinna pigem tulid kohale isad, kelle identiteedi jaoks on juba oluline see, et ma olen isa. Eks ole, et sulle sinna tegelikult ei tulegi kohale see isa, kes on see fantoomisa, kes on see leivateenija, keda huvitab see laps seni kaua, kuni see laps on miniversioon temast endast. Ja kindlasti see isaduse fookusgrupp on selles mõttes oluliselt rohkem nagu kallutatud. Teisalt ma ütleks, et nendes fookusgruppides olnud nagu isad peale vaadates ei olnud kõik sellised, sa vaatad inimesele peale ja sa saad aru, mis jutt sealt tuleb. Et stereotüübid elavad meis kõikides, eks ole, et nii ka minus, nii et kui sul tuleb sinna ekraanile selline
60-le lähenev, kiilakas, laigulistes vormidis tüüp on ju, siis sa kuidagi eeldad ka, et ta on juba siukse natuke kulmkipras olemisega, sa eeldad ka, et sealt tuleb nagu teatud jutt ja siis seal tuleb nagu puhas mingi hooliva isaduse narratiiv voolab nagu välja, et kuidas töö on kõik teisejärguline ja kuidas tema jaoks, no kuigi lapsed võivad olla juba 30 eluaastates sellel mehel on ju, nii et see pilt ei olnud nagu selles mõttes nagu ühtlane, et need mehed ei olnud nagu sarnase haridusliku või elukogemuse taustaga, sotsiaalmajandusliku taustaga, väga erinevad mehed olid. Aga mis neid ühendas, oli kindlasti see, et nende jaoks oli tähtis isaks olemine. Seal oli väga lahe osaleda, ma just ütlen vahele. See oli sama, mina mõtlesin, et okei, et teeme siis nagu ühiskonna nimel pahastan paarile. Küsimus oli tegelikult oli lihtsalt leidsin, et mis meil oli see 1,5 tundi äkki või? See sinu oma oli isegi ligi tund 50. No igatahes läks aega, aga et see oli lihtsalt nagu, seda peaks tegelikult tegema kord aastas niikuinii, et sa kohtud nagu normaalsete inimestega üle Eesti, kellel meeldib olla isa. Et see oli minule andis väga palju julgustust ja kui sa nagu ise, kui praegu tuli korra üles see, et me tahaks ju kõige rohkem saada nagu neid tüüpe kätte, kes üldse ei tegele sellega, siis minule tundub, et see ei ole praktiliselt väga võimalik, et me peakski tegema seda, et me tugevdame seda kogukonda, kes tahab. Ja siis see lekib. Et kui näiteks mina ja mingid inimesed veel räägime sellest ja nagu oleme eeskujuks nõnda, siis järk-järgult need samad nagu lööme nina sisse tüübid, neil hakkab vaikselt häbi. Et ma väidan ka seda, et kui sa paned selle nagu fookusgrupi kokku, siis seal võis olla mõni tüüp, kes nagu tunneb, et tegelikult peaks ikka oma põhimõtete eest kõvemini seisma, aga kui ta selle jandi läbi käib, siis see on kõige lihtsam viis neid inimesi mudida. Et me ei saa minna kohe nagu nende juurde, kes on, ütleme, kõige jobumad või kõige halvemad näited. Me ei ulatu sinnani, ma väidan. Et me peame minema nagu järk-järgult ja kasvatama seda kogukonda, kes on õigel teel, just kui meie silmis siis õigel teel. Ja nii me jõuame selleni, et me saame ühiskonnas teha mingi muudatuse ja siis see fookusgrupp andis mulle lihtsalt ülipalju julgustust. Et need vahel ma tunnen, et ma elan oma roosas mullis, et mul on paar sõpra, kes ka on huvitatud. Ja tõenäoliselt elangi. Aga ma sain aru, et meie roosa mull, nagu, et meil on liikmeid ka Võrumaal, et me nagu, et see roosa mull vaikselt kasvab. Et selle üle mul oli lihtsalt väga hea meel ja julgust. No umbes samasugune nagu sul oli seal Raplas omal ajal, et järsku üks moment hakkasid... Karvasid oli liiga palju. Jah, karvased oli juba liiga palju, et hakkas seal see üle kuvama. Ma enda lapse pärast mäletan samamoodi, et meil oli nagu mina olin see poiss, kes käis siis suitsukonidega neid staadionil spordipoisse käis loopimas seal. Aga üks moment oli neid spordipoisse, pagan, mingi värk oli nende sees. Ja siis üks moment jäi mul ka see suitsupakki kõrvale, et lähen jooksen ka paar tiiru. Ehk siis see mõjutab paratamatult see mull või see kuvand. Jah, aga võib-olla nendes fookusgruppides, ma ei tea, kas sa mäletad, kõige viimane küsimus seal kõikides fookusgruppides, ka sinu omas oli see, et kuulge, et kas te nendest asjadest oma lähedast, oma sõpradega ka räägite. Ja enamjaolt siis oli hetkeline siuke kandev paus. Kõik 6 meest fookusgrupis jäävad mingi hetk vait ja siis keegi hakkab ütlema, et tegelikult nagu mitte. Ja siis juba see arutelu läks edasi ja et ma ei tea, miks mitte. Et miski pärast jah, et samas sõnavara on olemas, oskus on olemas, et rääkida, ilmselgelt seda tõestati ligi 2 tundi räägiti, eks ole. Ja väga isiklikke lugusid räägiti. Et kui vaata neid fookusgruppe, siis need lood, mis olid seotud isiklike läbielamistega, stressiga, ma ei tea, stress, psühhoos, läbipõlemine, alkoholism, suitsiidikatsed, kõik sellised asjad, et sa oled nagu valmis võõraste meestega väga ennast niimoodi laotama ja rääkima. Ja siis see, et sa lähed sealt ära selle mõttega, miks ma oma nende sõpradega ei räägi. Sest üks asi, mida me seal vaatasime, oli tegelikult ka just see meestevahelised sõprused, et kuidas siis see toimib. Peaasjalikult see toimib läbi koos tegemiste. Aga sinna koos tegemiste juurde siis jah, seda rääkimist, seda emotsionaalset avatust, et seda ei käib erinevatel põhjustel, selle juurde me võime ka nagu tagasi tulla, et mis need põhjused on. Aga jah, ja siis muidugi nende fookusgruppide juures ma sain ka mitu sellist toredat kutset,
erinevate meeste poolt, et ühele mehele ma pärast saatsin selle fookusgrupi kava ka, kes veel eraldi niimoodi kirjutas, et kuule, et ma ikka mõtlesin ka selle viimase küsimuse peale. Mõni ütles ta fookusgrupi lõpus kohe, mõni pärast kirjutas, et kuule, et äkki sa tuleksid, et me nüüd sõpradega et me seal mängime see päev selles linnas, sellel platsil mingit padelit, no see puuri tennis, ja siis, või et saunas, tule sauna, kureeri meie vestluse. Et ma ei tea, et kallis inimene, et kui sa ikkagi sul on nagu see sõpruskond, kes käib 20 aastat seal saunas, Äkki nüüd ja siis nüüd tulen mina oma papkaga sinna nurka ja hakkan küsima, kuule, et mis on see asi, mida sina nüüd isaks olles oled pidanud nullist õppima. Et ma ei tea, kui loomulik see on. See on täiesti, mida me ise ka näeme, mille pärast me neid papside ruume teeme, neid matkasid, need laagrid ka. Nagu isadel on seda räigelt vaja. Neil on seda täiega vaja, meestel on seda täiega vaja. Ei ole seda. Ma mäletan, Eestis vaata see üks tüüp oli jälle, nagu mõned jäävad eredalt meelde, nagu need koolitusruumi lugusid on tohutult. Ja siis on väike jagamisring on meil, teeme loome algust natukene. No siis on üks mees, ütleb, et kuule, et jah, et ma olen täitsa introvertne, et ma nagu midagi ei räägi nagu. Ja ma oma naisega ka mitte midagi ei räägi, sest muidu mehed, me naisega räägime kõige rohkem, sõpradega räägime, naistega me jagame 80% kõigest, mis me üldse räägime ja tema naistega ka võib-olla nagu enamus hoiame, eks ju, enda teada, aga vähemalt nagu naised saavad selle nagu enamuse siis, eks ju, ja kui oluline see on, eks ju, rääkimata sellest, et kui naine kõrvalt ära kaob, kuidas meeste tervis nagu allamäge läheb. Aga et ma väga ei räägi ja naisega ka väga ei räägi ja siis küsimus, et aga kuule, räägi siis, millest sa ei räägi, et mis on need teemad, et millest sa tegelikult nagu ei saa rääkida ja siis on järgmised veerand tundi on sisustatud, pead ise takistama sellepärast, et meil lihtsalt sees tuleb, tal ei ole saanud kellegagi seda välja rääkida, ta ei ole sõpru, ta ei ole saanud seda päris asju rääkida, sellepärast, et ta ainult ongi seal õlleklaasi taga võib-olla nagu paar juttu nagu tuleb, aga tegelikult see pole nagu justkui nagu tolereeritud, et räägitakse päris asjadest, räägitakse oma valust, räägitakse oma muredest, see ei ole nagu okei ja vist jälle see kõva mehe kuvand või? Ja kui see põhjus oli, et miks just ei räägi? Üks asi ongi see, et meil on mingisugused skriptid, need samad poiste kogukonnad, see sama meedialoom, need skripte. Me iga päev nagu taastoodame, kinnistame või siis lükkame ümber neid nii-öelda skripte. Et mis on siis okei asi, millest ja kuidas rääkida, mis mitte. Ja tegelikult see on ka, et me saame nagu kokku see näide õlleklassi taga, et peamised kohad, kus siis nii-öelda sõprussuhete hoidmine meestel käib, on siis läbi ühistegevuste, milleks on siis tegelikult 3 asja ka, et on saun, on see pubi õlleklaas ja siis läbi mingi sportliku liikumise tegevuse. Mis on positiivne variant, kui see nagu viimane on? Aga just, et see on läbi koos tegemise ja selle juurde käib siis selline nagu norm, et kui me neid asju teeme, millest me räägime ja reeglina selle juurde võib käia siis niisugune nalja tegemine, ironiseerimine, ka tegelikult ka näiteks see, et seksistlike naljade tegemine või ka rassistlike naljade tegemine ja see on nagu see koht ka, et kus nagu intervjuul sa võid rääkida, et sa istud ja sa teed ise neid nalju ja sa mõtled samal ajal, et jumal, miks ma teen niisugust asja, aga sa nagu ikkagi teed ja sa küsid, et okei, aga miks sa siis teed? Et ma ei tea, et me oleme alati nii teinud, et see ongi nagu see skripti tugevus, et seda nagu murda ja tulla mingisuguse teise teemaga sisse, see, et mehed istuvad ja nagu meil ka nendest lugudest tuli välja, ja siis sõpruskonnaga käid iga kuu viimasel laupäeval koos, aga samas sul võtab aega ligi aastat öelda, et ma läksin naisest lahku, et sul ükski lähedasem sõber ei tea, kes naisest lahku läinud. Et sellised ja täiesti nagu tavalised lood tegelikult. Ja vaata, siin on see, mida teaduskirjanduses on selline mõiste nagu man-keeping. Ehk siis nagu sa ütlesid ka, et enamus lugusid räägitakse siis oma partneriga ja see ongi siis seotud sellise nähtamatu tööga, mis selline emotsionaalne hoid, mis teinekord võib väljendada ka selles, et mehe eest tuleb ka tegelikult tema, mitte et vaimse tervise eest hoolitseda, tema füüsilise tervise eest suunatada arsti juurde, tegelikult ka vaadata, et ta piisavalt palju ikka üldse käiks ja sõpradega kokku saaks. See on selline man-keeping, mis on oma ette nagu töö, mida peab nagu tegema. Naistel. Just, ja tegelikult ta on väga palju seotud just nimelt selle mehe emotsionaalse hoidmisega ja tegelikult see üks inimene ei ole piisav, et seda tööd teha. Ja tegelikult me näeme seda ka teistpidi, näiteks kui on teismelised lapsed, eks ole, siis ja teismelistel lastel võib tekkida tihtipeale trots ja mingisugune hetk on ja kui me vaatame, et kes see peamine nagu sihtmärk on,
on ju, keda hakatakse nagu süüdistama, siis me näeme, et ema on reeglina see, kes saab pihta. Et kui sellel lapsel endal on emotsionaalselt raskem, tekib mingisugune kriis tema noores elus, siis reeglina see lapsevanem, kellega jätkatakse suhet, on isa, kellega räägitakse ja ema on see, kes saab selle silent treatmenti või midagi hullemat, selle süüdistuse. Sellepärast, et me tegelikult olemegi harjunud, et peres on naine see, kes kõikide emotsionaalse heaolu eest vastutab ja kui kellegi emotsionaalne heaolu nüüd midagi on juhtunud, käib mingi krõks, on mingi kriis, siis me teame, kes selle eest vastutab. Me teame, kes on süüdi, kes piisavalt ei hoidnud. Ja see asi võibki mingi väga drastiliseks minna, et me hiljuti siin lugesime ju seda Lasnamäe juhtumit, kus siis noormees tappis oma ema, kuna tuli internetti välja, ta ei saanud mänge mängida. Ja kui vaatan just kohtu kirjeldust, et mida see noormees seal kohtus räägib, siis peamine asi, millest ta ema siis süüdistab, et ema on olnud halb ema, sellepärast, et tema peremudelis puudus isa. Et ema on süüdi isa puudumises, eks ole. No see on selline drastiline, aga selline muus osas, et siin ongi nagu küsimus, et kes võtab nagu vastutuse selle emotsionaalse heaolu eest. Kohe läheme saatega edasi. Aga kõigepealt aitäh sulle, et sa kuuled ja vaatad meid ja suur aitäh meie sponsorile ka Ecoshile, kes aitab seda saadet siia teieni tuua ja kus saab papsid 20 koodiga 20% kõikidelt toodetelt, et enda tervist turgutada. Olgu see fookus, aju, magneesium, D-vitamiin, et väga suur lai valik ja Eesti oma kodumaine tootja, nii et viska kohe Ecoshi poele pilk peale ja kui sa juba seal interneti avarustes oled, siis papsid.ee ole siia ilmaasjata kirjutatud. Mine kiika ka meie kodulehele, seal leiad ägedaid veebikoolitusi, ägedaid koolitusi, kus me saame päev otsa sinuga koos olla, vinged ägedad laagrid ja loomulikult kutsu külla rubriik. Nii et näeme kindlasti meie koolitustel ka, aga nüüd kuulame saadet edasi. Ja. Et lapsevanemad, kas me võtame koos vastutuse oma laste emotsionaalse heaolu eest, kas mees võtab vastutuse oma emotsionaalse heaolu eest ja nii edasi. Kaks asja tuleb siit. Üks on siis, ma saan aru see, et kui põhimõtteliselt naine nagu mees paari suhtes koos, neil on nagu laps, eks ju, siis see, et kui isa on tegelikult nagu kaugem ja ema on nagu lähedam ja hoiab kogu seda emotsionaalset kodu, seda emotsionaalset nagu ruumi ja kodusoohe, eks ju, et siis tegelikult isegi kui seal on mingisugune error, midagi juhtub, midagi läheb lapse elus nagu paigast ära, siis on see, kes seda asja on seni hoidnud, on nagu süüdi ja see isa, kes on võib-olla nagu eemal olev olnud, tema justkui pole midagi teinud, ta pole midagi positiivset teinud, negatiivset ka ja temaga see suhe siis nagu säilib. Kas see on nagu õigesti aru? Okei, davai. Väga palju õppida siin. No kui tahad lastega head suhet, siis ära teegi taga head suhet. Oota kriis ära. Hoita kriis ära ja siis tule sisse. Aga nagu noh. Väga vahe. Kui tahaksid selle kohta uurida, et räägi mulle, Sten, kuidas sul Raplas seal laulud on? Ennem selle meeste asjaga, kas sul... $1 miljoni küsimus on see sama, reaalselt pärast seda fookusgruppi, kus ma sain aru, et kõikidel tüüpidel sama jama, et kõik tahaks nagu seletada, aga pole oskust ja harjumust seda teha, siis minul on nagu, ma julgen väita, et kuna mul on seal umbes lauljaid ja näitlejaid ja mingid et sellise, juba võiks eos olla natukene emotsionaalselt nagu rohkem valmis inimesed sellisest asjast vestlema, isegi seal ma tunnen, et ei saa sellest 20 aastat sisse trillitud ainult tögame maailmast nagu läbi. Ja meil on momente, kus seda juhtub, reeglina peab olema ikkagi 3 õlle sees, enne kui see nagu tõsiselt on võimalik, aga isegi siis on seda vähe ja mul on nagu praegu, ma tahaks $1 miljoni küsimusega jõuda sinna punkti, et mis see nagu esimene, kuidas ma nagu, oletame, et mul on iga nädal näitering, et istume sinna maha. Kuidas ma siis suskan selle asja teema nagu lahti? See on minu jaoks kõige raskem. Ma olen pool aastat mõelnud selle peale, et kuidas ma oleks rõõmus, kui ma saaks olla see esimene inimene, kes selle sammu teeb, ütleb, et kuulge, et mul on tegelikult nagu lapsevanemluses see ja see jant ja seal on mitu isa kambas. Et ma näen, et nad on huvitatud ja tahavad olla papsid täie hoolega, aga ma ei saa seda väravat lahti. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas ma seda saaksin siis teha. Kas sa oled mingit sammu astunud selleks ja sa näed, et see lahti või sa tegelikult pole proovinud seda väravat lahti keerata? Ma olen hädas, ma ei tea, kuidas seda teha, ega pole aega ka vaata, et see kuna jällegi see sama, et me saame kokku mitte selleks, et juua teed ja jutustada elust, vaid selleks, et isegi kui see on näitering, siis ikka me teeme näitelijringi, me ei lähe sinna nagu arutama. Et ma olen selles suhtes nagu laste emajad üldse naisterahvaste peale mega kade, sest et seal see juhtub automaatselt kuidagi, ma ei tea, mis imega te seda teete, kõik kogu aeg helistavad ja räägivad umbes laste riiete mõõdust ja sinna vahele tuleb ka järgmine asi, et see on kuidagi hästi
normaalselt kogu aeg vestluse osa ja see ei saa ka alati nii, et tüübid istuvad maha, mul on raske sellepärast, et eelmine nädal ei saa magada, vaata, et see ei saa ka niimoodi olla, vaid et see peabki olema nagu osa sellest, et me üldse suhtleme rohkem kõigest ja siis me saame, tuleb ka see jupp probleemi sinna vahele. Aga ühesõnaga, see on nii segane jutt peas, et ma tegelikult ei tea, mida teha, kuigi ma tahaks ja nüüd oleks vaja mul abi järgmise sammuga. See on, jah, ühelt poolt on see, et see on see kasvatuslik pool, on ju, et kuidas me ka oma nagu lapsi kasvatame ja kuhu ja kuidas me need suuname, on ju. Et jällegi, kui vaatame teaduskirjanduse poole pealt, on ju, et me näeme, et ka juba 12-aastane tüdruk on oluliselt osavam oma mõtteid, tundeid peegeldama või ütleme siis reflekteerima ja teiste tundeid ka tagasi peegeldama. Et kuule, et peegeldamine tähendab seda, et sina midagi räägid ja ma ütlen, et kuule, et mulle tundub, et sa oled väga endast väljas praegu sellepärast ette. See on see peegeldamine, et ma peegeldan tagasi, siis teine inimene saab aru, et ta saab must aru ja juba tunneb paremini. Aga miks me näeme, et 12-aastastel tüdrukutel see juba on mõnevõrra parem või oluliselt parem kui samas vanuses poistel, ongi see, et läbi mängude. See tuleb esmalt läbi, üks asi on läbi mängude ja teine asi on see, et kuidas lapse vanemad temaga räägivad ja mis asjadest nagu räägivad. Ja näiteks ka on ju, tüdrukuid me suuname tihtipeale rohkem nagu nukkudega mängima, kus juba sees on see verbaalne pool ja siis hakataksegi mõtlema mingit päriselulisi olukordi, mängime peret, suhete lahendamised, sellised asjad on ju. Siis mängid neid situatsioone läbi. No on ju mingid, ehitame maja ja vaatame, mis klõts läheb. Ja siin ongi see, et kuidas ja kus me nagu suuname, et alustamegi sellest, et seal lasteaias, et meil ei ole nagu poiste mängunurk ja tüdrukute mängunurk, on ju, et katsuks nagu kuidagi koos mängida, sest me siin ühiskonnas peame nagu koos mängima või niimoodi, on ju. Aga teine pool võib-olla, mis puudutab otseselt nagu sinu küsimust, on see, et mis kõige paremini toimib, siis üldiselt hästi ei toimi see, kui sa lähed küsimusega. Hästi toimib see, kui sa lähed sellega, et sa jagad endast midagi ja siis sa lõpetad selle avatud küsimusega, et kas teil ei ole sellist asja olnud või noh. Aga see enda jagamine, et ikkagi ise peab leidma selle viisi, need sõnad, kuidas see ots nagu lahti teha, sest küsimuse peale... Aga see on juba tegelikult väga kasulik. Et nagu pole mitte midagi teha, kui sa ise oled haavatav, siis sealt hakkab see asi pihta ja sa hakkad seda vaikselt arutama seda võrku. Algus võid kohata seda, et kui mina hakkasin oma seltskonnas sõpradega haavatav olema, siis võid algus kohatagi seda, et seal tuleb nagu kaitse tuleb vastu. Mis see kaitse ongi see, et sa saad tügada. Minu üle tehakse nagu nii-öelda algus ka nalja. Ja siis ütled, kuule, aga poisid, tegelikult teema on tõsine, kas teil ei ole, et lähete kisad, on ju. Ja siis toimub vaikus, siis hakkab tulema. No ma mäletan ühte situatsiooni, kus ma olin oma sõpradega koos, mõtlesin, ma ei vitsi enam, ma ei taha, mul ei sobi see, nagu me viskame nalja, paneme mingi tina ja millestki nagu süvitsi ei räägi, et tegelikult on nii palju veel. Nüüd täna teeme niimoodi, et tunnustame. Et lihtsalt nagu me oleme metsas matkame ja siis tunnustame. Haudvaikus. Keegi ei osanud midagi öelda, midagi teha. Ja siis ma hakkasin ise pihta selle asjaga. Ja siis hakkas kooruma. Lõpuks ma tegin üks-ühele kohtumisi sõpradega, et üldse kuskile kaugemale jõuaks. Ja nüüd täna, kui me kohtume, siis on niimoodi, et see algus ongi, et kuidas sul läinud on. Ja siis kuulatakse reaalselt, kuidas läinud on ja jagatakse siis seda, et ei ole ainult pinnapealne virmeldus. Aga see võttis aega 3 aastat, et üldse sinumani jõuda. Ja sa ise te ütlesite ka, see avatavus eeldab haavatavust. Ja see on see koht, mis just sul nooremas vanuserühmas ka selgelt nagu probleemina ilmnes ja selles vanemas vanuserühmas, kellega me intervjuusid tegime, siis nii-öelda läbi meenutuste täpselt samamoodi tuli, et ikkagi üks põhjus, miks ka ei räägita, on see, et ütleb, et enamusel ikkagi oli elus olnud see olukord, kus siis on pandud ennast mingisse haavatavasse positsiooni, kus on siis jagatud ennast teise inimesega, eks ole, ja on saadud sellega vastu näppe. Ja see on siis see, kus toimub siis mitte uuesti proovimine, vaid see kinni lülitamine. Ja reeglina oli ka erandeid, aga kõige rohkem, kus see toimub, oligi siis selles teismeeas ja selles tollases poiste grupis. Esiteks siin on nagu mitu asja, et väga paljud need sõprussuhted, mis meil on teismeeas, nad tegelikult ei olegi võib-olla püsivad, et nad väga paljud neist muutuvad aja jooksul, võib-olla mõned jäävad, suur osa kaob, on ja sul tulevad veel, lähed, ma ei tea, oma elus edasi, töö õppimine ja nii edasi, tuleb veel nagu sõpru, ja just seal teismeeas ka toimub suhtlemiste ja gruppide muutumine, vaat sina olid see karvane,
ja siis sellest karvasest tüübist sai mingisugune näiteringi nagu tüüp on ju. Ehk siis sa ka liigud ühest seltskonnast nagu teise seltskonda ja kui selle karvaste seltskonnas eelnevalt oled ennast nagu jaganud ja liigud teise seltskonda, siis lõpuks see kogemus oli see, et see eelmine seltskond kasutas sinu vastu ära. Sinu haavatavust, kõik see avalikustamine, kui me mõtleme, mis ühiskorras me veel nüüd elame. Et kui meil nagu jagasid 30–60 aastased mehed on ju neid lugusid ja nüüd me mõtleme praeguse teismelistega, mis oli see kõige noorem rühm, siis minu meelest see nagu täiesti seletatav, miks seal seda hirmu selle haavatavuse ees oli juba sel hetkel nagu sedavõrd palju, ongi see, et me elame sotsiaalmeedia ajastul. Siukene, kui me vaatame ka, on ju, et kooli kiusamine, et kuhu see on kolinud veebi. See ei toimu enam seal klassiruumis ja kooli koridorides. Et see toimub sotsiaalmeedia vahendustel, erinevates grupi chattides ja see on nagu see koht, kus sind hakatakse ründama selle haavatavuse pärast. Et seda enam sa nagu turvad ennast ära, paned lukku, jumala eest midagi ei lase välja ja pigem nagu kinnistad kõike neid narratiive, mida on nagu õige nagu öelda ja mis on õpitud. Aga mõtlen, et selles kohas ka, mis sa praegu ütled, et see on juba noortelt sees, see 15-aastased see fookusgrupis, kes olid või seal uuringus, eks ju, et neil on juba sees see haavatavus, on hirm olla nagu haavatav. Me saame midagi teha vanematena ka. Mõtlen, et nüüd meie kasvasime niimoodi üles, eks ju, saame ise aru, et see ei olnud kõige nagu parem variant, eks ju, proovime rohkem olla emotsionaalselt kättesaadavad, nagu rohkem kohalolu pakkuda enda lastel, nagu, kas on veel midagi, mida me teha saame või nagu tegelikult on see paratamatus, et need grupid endiselt nagu tekivad ja endiselt nagu need noored ei oska seal jagada, ei taha jagada, ei julge jagada ja siis kasvavad tegelikult samamoodi edasi. Et mida veel me vanematena teha saame? Võib-olla üks tunne, millest rääkimine vist osutust nagu kõige raskemaks ja mis kõige rohkem tähelepanu häbitunne. Häbitundest ja sellega ei osata üldse mitte midagi peale hakata, peale selle, et matta ta nagu nii sügavale maha kui vähegi võimalik. Ja kui sa küsid, mida me teha saame, siis lapsevanemana, ühiskonnana, ma ei tea, koolis õpetajana oma lugusid jagada. Et tegelikult on ju, et kuidas meie oleme oma häbitundega ja just see meeste häbitunne, eks ole, et kuidas me sellega oleme nagu hakkama saanud, kuidas me oleme toimetanud ja võib-olla ei olegi hakkama saanud. Aga lihtsalt jagada ka seda lugu ka mitte hakkama saamisest, mis on ka nagu okei. Ja et läkski väga halvasti ja oligi selline kogemus ja mida ma nagu takkajärgi sellest kogemusest siis olen targemaks on ju saanud. Et kõik me tunneme normaliseerid seda, sest kõik me ühel hetkel seda tunneme ja tihti arvatavasti nagu korduvalt ja korduvalt. Ja. Et näiteks hirmutunne, kõik muud tunded nagu ka, aga mõnevõrra vähem, aga mõtlen, et häbi on nagu see number 1. Mis paneb nagu kapselduma. Kuidas see hirmuga seal nooremates grupis oli, sest minul on täna teise tööga kokkupuudet just nimelt teismelistega, noormestega, just eilegi tuli niisakult toetamast, siis ma näen, kui kinni nad on pakkinud ennast. Et see on nagu meeletu, nad kardavad kõike. Et just see tühistamise tundub ikka selline ühiskond on, et siis igaks juhuks ma kardan kõike, et ma ei tee mitte midagi, siis mind ei rünnata ka. Sest neid on nagu keeruline just poistele nagu nii-öelda lahti pakkida, et proovime siis teha poiste asju. No jah, ühe poolt, meie eelmine uuring oligi siis manosfääri kohta. Manosfäär on see mõiste, mida kasutatakse siis, eks ole, sotsiaalmeedias selliste sisuloojate kohta, selliste gruppide kohta, kus siis võivad olla väga erinevad teemad fookuses, alates mingi esoteerikast, jõusalinippidest kuni krüptoinvesteerimiseni, aga see läbiva niidina tuleb sealt siis misogüünia, mis on siis siuke naisi süüdistav, vihkav, alavääristav nagu suhtumine. Andrew Tate on kindlasti kõige tuntum esindaja. See Louis Theroux tegi ka selle Inside the Manosphere, selle filmi ju ka just tuli välja, eks ju, et mõnda aega tagasi. Ja ma tean, et Eestiski üritatakse praegu sellest dokki teha, aga ma ei tea, kas see nüüd läheb läbi, sest Eesti need manosfääri sisuloojad ei taha väga kaameras rääkida, aga näis. Aga ja siis ongi nagu see, et kui see on see, mida sa iga päev tarbid oma ajumädaga scrollides on ju, et see ongi, et mis on nagu normaalne. Et kui me vaatasime ka seal samas uuringus, et ikkagi sükene sotsiaalmeedia päev algab enamus Eesti noortel varem kui hambapesu, on ja ta lõpeb kõige viimase asjana seal voodis, on. Et see tunni ja see maht on sedavõrd suur,
ja me teame, et need algoritmid just sihuke rohkem levitavad sisu, mis on siis mängitud emotsiooni, peamiselt siis viha emotsiooni peale, et viha on siis kõige müüvam sisu metas. Siis noh, me mõtlemegi, et kus need nagu noored elavad. Nad saavad iga päev nagu seda õpetust, sellist sükest nagu varjatud, mis tegelikult ei olegi väga varjatud, sükest mehelikkuse õppekava, on ju, sükest deitismi, on ju, et kuidas nagu olla. Ja tegelikult see ju õpetab kapseldama, see õpetab umbusaldama inimesi, ära usalda kedagi, ainult iseennast, igaüks on enda eest väljas, ühiskond on võitlus, elu on võitlus, sina oled minu vaenlane, mina pean vaatama, et mina jõuaks teist elus kaugemale edasi, on ju. Kool on skämm, õpetajad on põhjamuda, on ju, et naised on loodud siis, ma ei tea, sind teenima ja aitama, et sa jõuaksid ühiskonnas kaugemale. Ja kui me räägime nagu 4-6 tundi keskmiselt päevas, on ju, et siis on ikkagi... No teed on 9-10-tunnised noori ka ikka päris palju. No ja siin on nagu see, et kui palju me vaatame seda üleüldiselt sotsiaalmeediat või ekraaniaega. Selle ekraaniajas võib muud asju ka olla. Versus see, et konkreetselt see sisu. Okay. Siis ma arvan, et me väga liiga... Et me ei saa öelda, et me nüüd liiga palju teeme, et kas me juba ei ole piisavalt midagi teinud ja midagi vastu teinud ja et räägime rohkem, et noh, et isegi kõige tugevamad murduks selle sees, kui sa saad 4-6 tundi päevas nagu konkreetselt ajupesu, eks ju, või ühte nagu temaatikat ja mis kinnistab sulle ühte nagu vaadet, eks ju. Ja see ei tule ju väga otseselt, et ka Eesti manosfääri sisuloojate hulgas on nüüd viimase 2 aasta jooksul ka näha seda tendentsi, et see rohkem nagu peidetud. Et kui enne ikkagi väga otseselt lajata ja öelda ikkagi väga räiget nagu sisu, siis nüüd on ta nagu rohkem peidetud, et ühelt poolt me võime siis rõõmustada, tore, mingi enesetsensuur on tulnud, et keegi nagu enam ikkagi nii otse ja räigelt nagu ei lajata enam, on ju. Aga teiselt poolt see tähendab, et see levib palju paremini ja see ongi see ärimudel. Sa näed, et sa sellise poolvarjatud sisuga, su levik on suurem, su ärimudeli osa, et manosfäär juba 4 aastat tagasi oli miljardi äri, on ju, et see on puhas äri. Ehk siis puhas see, et nad teenivadki selle pealt, et lõpuks neil on mingisugune skämm või mingi asi seal taustaks, kus siis nagu neid noori saada nagu oma raha panema või? Jaa, koolitused, kui teie õpetate, kuidas olla võib-olla normaalne inimene ja siin ühiskonnas üheskoos nagu hakkama saada, siis on ka mingid teised tüübid, kes teevad mehelikkuse koolitusi, mis võib-olla sisu poolest teie omaga liiga palju ei kattu. Okei, aga mida seal siis teha? Nagu ma ütlen ka, et ma vaatasin ka seda Inside the Manosphere olen ära vaadanud, kui ta tol hetkel nagu välja tuli. Ausalt öeldes, ega mulle väga see nagu ei meeldinud nagu mitmes mõttes selles suhtes, et see nagu ei pakkunud, ta nagu näitas, isegi ei näidanud nagu väga nagu kehvas valguses, ma arvan, oleks võinud veel nagu näidata rohkem veel seda päris asja, sest see oli nagu päris jube ikkagi, mis seal nagu tegelikult veel taustaks toimub, kogu see vägivalla osa ja kõik see, seda ta üldse nagu peaaegu ei puudutanud. Ja siis ega lahendusi seal väga nagu ei olnud, et mis siis nagu teha, kas ongi, et noorte, ma ei tea, oma noorte ekraaniaeg nulli keerata või mis see nagu lahendus on, et me siis seda põlvkonda peale ei kasvata, kes tegelikult automaatselt ühel hetkel nad saavad selle sisu ju kätte, kui viha nagu seda algoritm nagu korjab selle üles, näed, jäi vaatama, annab seda peale ja ühel hetkel kõik need võib-olla need poisid on selle sama sisu käes. Lihtsalt lahendust väga ei olegi. Sul on see Robloxist ära tulemine. On see, et kindlasti kõige loogilisem lahendus oleks see, et vastutuse võtavad need platvormid, on ju. Aga ma arvan, et meil ikkagi saab enne see Tallinna linn valmis, kui Meta või keegi siin nagu selle vastutuse võtab selle asja eest, on ju. Et järelikult tuleb nagu teisi asju teha ja peamised asjad, mida praegu ka tegelikult nagu erinevad riigid ju proovivad, on tõepoolest noortele sisu kättesaamise piiramine. Jah, absoluutselt piirangud kunagi absoluutselt ei toimi, aga nad kindlasti vähendavad seda kättesaadavust, on ju. Ja mina vähemasti huviga nagu ka ootan neid andmeid ja tulemusi, et kuidas need mõjud on, et praegu on võib-olla liiga vähe aega, need piirangud veel siin seal kehtinud. Et kindlasti tasub nagu vaadata, aga siin ongi nagu see peamine argument on hoopis seotud pigem selle arengupsühholoogilise nagu poolega, et me räägime ikkagi lastest selles vanuses, kellel tegelikult alles on ju aju areneb. See on veel eraldi selle. Et see sisu mõjutab erinevas vanuses inimesi erinevalt, on ju. Et seetõttu ka just see kättesaamine, see, et sul see 9-aastane
et noh, praegu ka, kui me vaatame, on ju, siis ikkagi see sihtrühm, keda sihitakse, on enamus poisid. Okei, nüüd tulevad erinevate teemadega tüdrukud ka sinna, aga just vanema vanuserühma tüdrukud, hilisteismised, kõik see tradwife teemad ja sellised. Aga kui me vaatame poisse ja seda manosisu, siis me räägime vanusegrupp 9+, on ju. See on huvitav, meile endale nagu seda sisu nagu ette ei tule, vaata, et ongi, et ei tea, et seda nii suur nagu on, eks ju, ja see kõige, ma arvan, et võibki olla kõige suurem nagu probleem vanemate juures ka, et kui nad ei ole tegelikult kursis, millega laps nagu kokku puutub, eks ju, ta saab seal ise seal nagu orienteeruda, tal on see oma aeg ja keegi kontrolli, mida ta seal täpselt nagu näeb, siis kuna me ise seda sisu ei näe, siis meil ongi võib-olla tunne, et see on nagu turvaline või et seal ei olegi midagi nagu sellist, aga tegelikult on vaikne allhoovus, mis pidevalt nagu käib, eks ju. Jah, see ongi, meil siin eelmise aasta lõpust on olemas siis Riigikohtu lahend, mis ütleb, et sotsiaalmeedia ei ole avalik ruum, sest avaliku ruumi kohta meil on siis teatud reeglid, mis kehtivad, kuidas sa tohid avalikus ruumis käituda, kuidas sa ei tohi, et sa ei tohi ilma püksata ringi joosta, igasugust juttu ei tohi rääkida, igasuguseid asju ei tohi teha, aga meil on nüüd see Riigikohtu otsus, mis ütleb, et sotsiaalmeedia ei ole avalik ruum. Aga probleem ongi nagu seadus, et tõepoolest meie seadust järgida praegu ei ole, mis tähendab, et tee, mis tahad, laamenda, kuidas tahad suuresti. Et ainuke viis, kuidas ennast seal toimuva eest kaitsta, on minna ise õigust taga ajama kohtusse, mis on ajakulukas, väga stressirohke ja tihtipeale mitte eriti tulemuslik tegevus. Mis tähendab, et see on paras sükene 90ndate, ma ei tea, Eesti aeg-ajalt mõni putka plahvatab siin-seal ja kõik teevad nägu, et see on normaalne. Et see, mis sotsiaalmeedias toimub, ma arvan küll, et me kunagi 20 aasta pärast hakkame vaatama tagasi ja mõtlema, et nagu, kus me ikka lasime selle asja käest ära. Arvata on, et see nagu ongi kõigile võtta, et olla nagu kursis siin endiselt, et mida me räägime ka ette nagu taha, et olge kursis, mida teie lapsed nagu teevad, et kui see on nagu miinimum, et kui muid piiranguid ei ole, et olge lihtsalt kursis, veetke koos selle aega, vaadake algoritmi nagu üle ja rääkige selgitavaid tekste nagu juurde, eriti noortematele, et see on nagu vähim, mis te teha saate. Kas see on see, et kas see on nagu võimalik, et sa oled seal lapsega koos, et ei olegi, sest tegelikult on ka see privaatsus, see oma eakaaslastega olemine, mis on ka avaliku ruumi tavaline osa, et sa saad seal sõpradega seal pargis kokku ja sa ajad seal oma asja, oma lolli juttu ja teed omi asju. Ja praegu, aga see tähendas seda, et kui sa midagi nagu väga lolli seal pargis teed, siis ikkagi sul tuleb see tuttav ja naaber ja töökaaslased ütleb, kuule, et sinu laps eile seal pargis nagu. Aga praegu ei ole. Aga sotsiaalmeedia ühelt poolt on avalik ruum, aga teiselt poolt ta on nagu meie lapsevanemate silme alt tegelikult täiesti nagu peidus olev avalik ruum, et ta toimub oma mullistustes. See ennem pooleli mulle see meeldis see man-keepingu nagu see osa nagu väga, et me sealt läksime nagu üle natukene, et me mehed siin nagu oleme siis nagu ülalpeetavad tuleb välja, et ühest küljest on see ühiskonna norm, et peame ise üleval, aga tegelikult tuleb välja, et oleme ülalpeetavad ja emotsionaalselt ülalpeetavad. Kuidas Sten ole sul on, kas sa oled ka emotsionaalselt ülalpeetav? Võitlen sellega täitsa sihilikult. Just, et jälle laste ema täna saatis mulle nagu selle, see on mitu asja, üks on see. Saatis sulle jälle kava või? Nädala kava. Vaatad somme kell 10 seal sõpradega seda juttu räägida. Et julgen väita, et minuga päris seda ei pea tegema, aga mul läks nagu kõvasti aega ja siuke tubli nagu depressiooni laks sinna vahele, enne kui ma sellest päriselt aru sain. Et mina kogu aeg olen arvanud, et ma olen siukse lahtise hingega loomeisik, küll siis kõik need asjad lahenevad, aga et seal see oli ikkagi nagu siuke pealispind, et ma pidin nagu augus ära käima, et nüüd siis aru saada, et käin teraapias, et aru saada, millal ja mida mul üldse on tarvis. Nagu. Kuidas sa sinna auku nagu sattusid ja mis sind sinna auku nagu viis? Ma arvan, et lihtsalt kogu see jant, et ma ei oska ennast väljendada ja ei räägi sellest, mis mul mureks on. Ehk sa elasid ka täpselt samamoodi nagu keskmine mees, endale sissepoole, välja seda ei rääkinud, abi ei küsinud. Ja ma arvan, et minu lõks oli see, et ma arvasin, et ma olen selline. Aga ma ei saanud ise aru, et ma tegelikult lasen näidata ainult nendel asjadel, mis ei ole mulle tegelikult nii raske. Et justkui et kirjutad laule, siis justkui ma avan siin oma hinge, tegelikult ma kirjutan laule nendest asjadest, mis mind nii ei kraabi ja see, mis on päriselt raske, see on vaikselt ikka. Ei julge seda sinna peale vaadata, isegi laulu ei julge sellest kirjutada. Absoluutselt mitte. Nüüd on olnud erandeid, aga neid on pigem vähem. Et see, hästi loogiline jada, ma arvan. Ja siis kuna ma olen ka loomingulises alas, kogu aeg pead olema hästi tundlik ja siis ma arvan, et see, ja ma suhtlen hästi palju tundlike inimestega, et siis seda enam rõhub nagu maha. Kuigi ma ei tahaks ennast nagu ka selles suhtes sealt välja tõsta, et
et sellise koorma all saab mattuda iga mees ja naine. Aga oota, kus meil see küsimus algas? Ja sellest samast menkeepingu poole, et kui palju nagu naine sinu emotsionaalse, et kui palju naine saab sinu emotsionaalset koormust, kui palju ta peab sinu emotsionaalset sisemust, siis kui palju ta peab sind nagu hoidma ja turgutama või ütlema, et kuule. Ja või piksevaras olema ja kogu aeg sinu laperdamised vastu võtma ja sinu vihaod vastu võtma hoopis. Ikka peab, aga aina vähem. Et ma julgen jälle väita, et töö selle kallal käib. Ja et selleks tuleb ennast füüsiliselt hoida korras, et sul saaksid oma vaimuasjadega hakkama ja siis ma pean teraapias käima. Maksan päris nagu hoopsatu raha maksta, et see asi oleks korras ja palju lõbusam oleks, kui seal oleks nagu ja ma laiendan ka nagu sihilikult seda sõprade ringi, kellega ma nendest asjadest nagu räägin. Et sinnamaani välja, et tegelikult aega ei ole nii palju, et kokku saada inimestega. Et siis lihtsalt helistad ja uurid, kuidas teistel on või hakkad lihtsalt otsast hädaldama. Kuule, sul ikka natuke tuleb juba ja natuke. Siis sa ennem rääkisid, et sul on nagu raske seda teha, aga tuleb välja, et natuke ikka tuleb. Aga ta raske on ikkagi, et selles võttes just hakkab vaikselt välja tulema, aga see on nagu, see on hästi väsitav, et sa pead olema see, kes teeb seda esimest sammu kogu aeg. Et näiteks ma tunnen, et minul ei ole sellist sõprade ringi, kus naturaalselt nemad räägiks mulle oma murest ja sama vestluse sees meil mõlema mured saaksid nagu räägitud. Et mingi aeg oli nagu sügavam auk, siis ma nagu sain aru, et nii, nüüd ma helistan oma sõbrale Joonasele ja hakkan otsast lihtsalt hädaldama. Et meil ei pea olema, enne seda oli see, et helistaks sõbrale Joonasele, saame kokku või arutan mingi pulli, mis ma kuulsin või mingi muu värk. Aga nüüd ma võtsin kätte, et ei, ma nüüd helistan sõbrale Joonasele esimene asi, ma hädaldan oma jama ära. Mis see sama on see, nagu, et ole siis haavatav või mingi, et hakkasin seda nagu regulaarselt tegema ja praegu ma ei ole see... Joonas ei ole ammu enam kõnesid vastu võtnud. Seda ma tunnen küll, et Joonas siis nagu kõne teises pooles saab ka enda asja ära rääkida. Okay. Aga veits on nagu tööta see, et sa pead ikka olema see, kes teeb esimest sammu kogu aeg. Aga see on ka seotud selles, et minul ei ole nagu nii pikki sõprusi, nagu ma näen näiteks jälle laste emal, kellel on nagu sellised mingi 4, 5, 6 sõprust, kus see on olnud norm 20 aastat või 10 aastat. Seda mul ei ole. Ma pean praegu nagu trillima seda asja. Ja, kuna sa esimest korda teed, oled sa haavatav, teed need samme, eks ju, et ennast nagu emotsionaalselt jagada, siis ja paljudel meestel võib see nagu olla niimoodi ärkamine jusku, et on normaalne meestega rääkida nagu teisi teemasid ka, eks ju. No, kuidas sul need eelnevad tööriistad olid? Näiteks, mina näiteks Papsi käest sain head tööriistad, et kuidas siis ennast nagu hästi kinni pakkida, et mitte emotsionaalselt nagu niilda avada, et paista nagu niilda siis tugeva mehena välja. Et näiteks suurepärased tööriistad olidki see, et vaikisin, kindlasti ei läinud sõprasid kurnama sellega. Fantastiline tööriist oli näiteks alkohol, et kui hakkas väga ebamugavaks minema, panin kärakat ja tuimestasin, mul mõnus oli. Ja, kuidas sul olid? See koroona ajast alates ma pakun, et 3 aastat küll, 3-4, ma ikkagi peaaegu iga päev tarbisin alkoholi. Kas see depressioon tuli pärast seda? Seal jooksul ja isegi depressiooniga sain enam-vähem, aga algsi panin ikka veel edasi. Et need ise medikeeruv mees, et selles suhtes seda julgen enda kohta tugevalt väita. Aga need ongi ühel hetkel need õnneks, mina olen nüüd siis 39, et see kõik nagu lihtsalt enam ei vedanud välja. Et õnneks tuli see krahh justkui nagu ära ja siis ma pidin leidma mingisugused tervislikumad asendused, aga ma arvan, et ma käisin nüüd kõik täitsa vait, räägin nagu enda ära petmiseks, räägid mingist lihtsamast asjast ära ja aga tõsistes asjadel oled ikka tasa. Ja siis, kui hakkab nagu õhtul ikkagi nagu, et fuck, ma ei tea, siis paned 3 õlle peale ja siis täna saad magama jääda. Väga hästi ei maga loomulikult, juba aastaid, aga ühel hetkel nagu, kuidas ma oskan öelda, kõiki neid asju ma tegin. Ma paneks retsepti ühe asja veel sisse, mis mul uuringust tuli välja, oli see, et ära küsi. Et isegi kui sa nüüd nagu tead, erinevalt siin enne toodud näitest, et keegi on oma naisest lahku läinud, isegi kui sa tead, et keegi on nüüd läinud naisest lahku, siis jumalast ära küsi selle kohta. Sest küll ta räägib ise, kui ta tahab, sest et see ise rääkimine on ju nii kombeks meie seltskonnas. Ja ollakse vait. Ja siis sõber mõtleb, miks ta pagan ei küsi. Kedagi juhite ka. Ma läksin ju lahku ja nagu mul on tõelt valus, aga mitte keegi ei tunne huvi veel sõpradest, eks ju. Täiesti rets. Aga see jälle ehe näide sellest, et läbi valu vaata, kriisi vaja, depressiooni vaja ära minna, valu tunda ja siis äkki teen muudatuse, et näiteks ei joo iga õhtu 3 õlut enam või küsid abi. Kas see oli ka keeruline teha see nagu samme, sest sa mainisid sellist sõna, mida ma arvan enamus mehed ikka Eestis kardavad nagu teraapia. Ja, võib-olla siis vahele tooks selle asja, et tegelikult on võimalik teraapiasse minna selle pärast, et sul on hea ja sa tahaks, et see jätkuks.
et see on ka üks asi, mida inimesed nagu ei taba ära. Sa oled nii, sa astusid praegu nii suure sammu kosmosesse, et see läks lihtsalt nagu kuulajad praegu kukkusid kõik viimased 5 meest, kes meil praegu alles olid, läksid, panid kustud see on nagu meil koolitusruumi tulevad mehed, papside meistriklass ja siis et nagu tegelikult mu suhtes nii häda pole midagi hetkel või ma hakkan mõtlema, mis mul siis praegu häda on. Ei pea tulema koolitusele, kui sul häda on käes. Lihtsalt sa saad asju veel paremaks teha või siis seda head asja nagu nii-öelda edasi kütta. Aga vaat see on see normaalne, tavaline olme ja meil seal uuringus oli siis meedia osa ka sees ja me ka just individuaalintervjuudes vaatasime seda, et kuidas siis mehed ise tajuvad, et kuidas siis meheks olemist meediast presenteeritakse. Ja sealt tuli ka tegelikult väga huvitavat kriitikat välja. Peamine oligi see, et kui mees on siis meedias, siis ta peab olema midagi väga erakordset. Ta peab olema kas jõupositsioonil, erakordselt rikas või siis erakordselt problemaatiline, erakordselt, ma ei tea, korruptiivne. Ja tihtipeale need asjad käivad võib-olla koos, on ju, aga ei ole midagi erakordselt omadega augus, on ju. Et kui sa tuled nagu rääkima ka oma vaimse tervise asju, siis sa tuled pärast seda, kui sul on ikkagi olnud mingi depressioon, mingi enesevigastamine, psühhoos, midagi sellist, on ju. Ja siis sa tuled ja nagu laotad nagu selle midagi erakordset. Aga just see argine, see tavaline, et mul on mingi asja pärast häbi, ma mingi asjaga ei saa hakkama, ma mingit asja tahaksin vähe jagada, midagi kuskil nagu natuke nagu kraabib, on ju. Et mingisuguses suhtes, kas elukaaslasega või lapsega, nagu mingi asi toimunud, millega nagu tundub, et nagu peaks nagu tegelema. See ei ole midagi erakordset. See on olme, see on nagu tavapäev ja vaat seda asja meil tegelikult meediaruumis ei ole, et meil ei ole sellele tavalisele mehele, tema loole meedias ruumi, et me premeerime ainult seda erakordset meest sellega, et näe, sina võid nüüd saada küünele, sina võid midagi nagu rääkida. Ja samas ka teiselt poolt siis need lood, mis on suunatud meestele, räägivad ka ainult erakordsusest. Et see lugu, et küsisin ka, et okei, et aga mis lugusid te siis nagu sooviksite näha ja siis tuli erinevaid näiteid, et kes ütles, et ma ei tea, ma sooviks nagu lugu selle kohta, et kui sul ongi nagu mingid 2-2-aastast last kodus, et kuidas pagan seda paarisuhet hoiad või ma tahaks lugu selle kohta, et kuulge, kuidas see töö ja pereelu ühitamine käib, sellepärast, et mulle tundub, et väga ei ole tehtav asi, on ju. et tööpäev ei saa kesta kauem kui 3-ni, kui sa tahad seda ühitada nagu. Ja nii edasi on mingid või laste mingisuguste haigustega seotud asjad, ka laste vaimse tervise teemadega, eripäradega, autismispektri teema, ATH näiteid tuli ja nii edasi. On ju. Ja tegelikult on ju, ma saan ka kuulata, aga meil nagu aeg-ajalt nagu kirjutatakse ja mõni siin võib olla ka kriitiline, et kuule, et miks nii palju sellest ATH-st või autismispektrist kirjutatakse. Jah, kui sa vaatad, kus need lood avaldatakse, mis tooniga nad on kirjutatud, siis mees ütlebki, need ei ole mulle kirjutatud. Et sul on see roosa taust seal nagu taga, sul on see naisteka silt seal peal, on ju veel halvemal juhul, et kõik need lood argisusest ja laste kasvatusest ja lastest. Ja või ka laste kasvatusega seotud siis sellisest emotsionaalsest ja vaimsest hügienist, et need ei ole meestele suunatud. See on ka nagu ajakiri Perekodu, et magistritöö oli teemal suuris Perekodu nagu sisu ja seal oli ka see, et seal ei eksisteeri kedagi, et ainuke mees, kes eksisteerib, on kas kuulus või puudu. Et sul nagu, siis on ta seal ajakirjas esindatud, aga seda, et on keegi, aga ajakirja nimi on Pere ja Kodu ja see ei ole nagu, ma ei taha otseselt nöökida neid, sest lihtsalt kui sa ütled ajakiri Eesti Naine, siis nagu saame aru, on ju, et seal on justkui see loogiline jätk, aga kui me võtame Pere ja Kodu, mis on minu elus hästi tähtis asi, ma ei lähe seda avama ja sa tead juba ette selle sisu nagu tonaalsust nagu nii-öelda. Yeah. Okay. Aga teine asi oli tegelikult ka igasugused riigipoolsed sellised tugistruktuurid, mis puudusid vaimse tervise hoidmist ja sükeste asja, et ka seal tuli see kriitika, et mehed tunnevad, et see ei ole mulle, et see on kellelegi teisele, et näiteks ka et naistele suunatud väga konkreetsed asjad nagu sünnitusjärgse depressiooniga toimetulek ja sellised asjad. Ei, meestel on poole vähem küll, aga siiski ja 0 julgetakse sellest rääkida või abi pakkuda, see ei ole nagu lubatud, et mehed tohivad tunda sünnitusjärgset depressiooni. No jah, et see ei ole nagu valideeritud, et mina praegu pean olema tugev, näiliselt tugev ja siis see naine, vabandust, ma panin sul praegu sinna et tema praegu võib-olla siis see, kellel on raske, kes kannatab ja mina pean siin nagu hakkama saama, olema ilma samas. See on nagu üks asi sellest poolest, aga teine pool on see, et kui ma tunnen, et see, mida see meedia teeb, ja me räägime praegu sotsiaalmeediast, tavameediast, on ju, kui ma tunnen, et see teenus, mida riik pakub,
et see ei ole mulle. Et siis ei ole nagu mõtet öelda, et kuule, tegelikult on ju küll, võta ka, loe ju ka, et siis me peaksime nagu võtma seda kuulda, et kui me oleme meediamajades toimetavad ajakirjanikud, kui me oleme nagu riigi erinevates ametites olevad inimesed, kes neid teenuseid nagu pakuvad, siis me peaksime seda kriitikat võtma nagu tõsiselt, et okei, et mis meie siis teenuse disaini just siukse levitamise koha pealt on nagu nii nihkes, et see mees tunneb, et see ei ole tal, et see on teda välistab. Nagu. Et justkui nagu oluline teema, see peaks nagu jõudma nendeni, aga tegelikult seda vastu ei võeta, sellepärast, et sa tunned, et see pole sulle. Okay. Kas meil ei ole ajakirja Pereisa? Saaks kuskilt üks asja või? Ja. Või siis Pere ja Kodu teha nagu mõlemale. Ma kardan, et see oleks vähe lugeja, et see peaks olema mingisugune ukse peale kuskil kleebitud või siis jah, et kuskil mingi spa ukse peal või midagi sihukest, et tahad olla nagu keskmine Rapla isa Sten Olle. Ja siis on nagu, tahaks küll niisugust mõnusamat elu elada, nii. Sest mees, ma ei taha väga palju võib-olla pingutada, ma tahaks mingit natukene... Sest nagu mida sinagi rääkisid, on läbi valu, eks ju, ennem ei liiguta nagu ja mul ei ole seda ja millal ma saan aru näiteks, et mul isaduses või lapsega suhtes on nagu see tuleb valu, see tuleb hiljem nagu, see tuleb teismelise eas, kui sul see keskmist sõrme näitab see poeg või tütar nagu kodus, eks ju. See tuleb siis, kui istud seal 30-40 aasta pärast üksinda seal jõululauas ja sul mitte kedagi seal ei ole, sellepärast et sind on nagu välja kiirutatud, nagu sul seda suhet ei olnud, eks ju. Ehk siis tuleb see valu, aga see valu tuleb nii palju hiljem või siis see, kui see paarisuhe nagu hakkab ära lagunema, et siis tuleb see valu välja. Aga siis tihtipeale on hilja. No. Ja isegi siis, kui see valu tuleb, siis tead, kes on süüdi või? Nii, naine. Muidugi, kes emotsionaalselt kandis, naine on süüdi. Naine läks ära ju, jobu, täiesti jobu. Ei, ma tuli meelde see laste vaimse tervise konverents, kus käisime, eks ju, see oli ka tore, 150 naist ja 2 isa. Peale meie. Oli siis peale meie ja saalis. Eks kellele korda läheb laste vaimne tervis, et nagu seal oli nagu tunda. Ja. Aga see meeste selle vaimse tervise osas veel, kas see tuli ka kuidagi uuringust välja, et kui palju siis mehed seda abi julgevad nagu küsida või kas nagu teraapias käimist, nagu siin on üks musternäidis, eks ju, ja veel julgeb minna siis, kui kõik on veel korras ka. Et kas seda ka välja tuli või küsisite, et kuidas selle abi küsimisega lood on ja kui palju? Ja see meil oli nagu fookuses küll, et just nimelt see emotsionaalse poolega hakkama saamine ja mitte see, et kas sa nüüd lähed kuskile konkreetsesse kohta mingisugust konkreetset abi küsima, vaid et pigem selle toimetuleku kohta on, et mida siis nagu tehakse ja kuidas üldse tunnetatakse seda vaimset raskust ja kas tunnetatakse ja mida siis nagu tehakse. Ja selles suhtes, et jällegi need normid võisid nagu samal ajal ühes samas mehes olla, et ühed on need normid, mida sina just nagu välja tõid, on ju, räägi, ole vait, joo palju, on ju. Muidugi võis ka olla nagu teisi selliseid enesematmisviise, mis nagu näiliselt võivad olla ka sellised väga positiivsed, et see ära räägi, ole vait jääb samaks, aga näiteks, et hakkad triatloni tegema. Võib selle joomise asemel olla. Need on need positiivsed allasurumised. Aga siin ongi, et kui sa nagu asendad sellega oma nagu tegelikult probleemiga nagu tegelemise, et kas see kindlasti see on mõistlikum, kui see jooma hakkama, et ma olen sellega nõus, jah. aga jah, et need olid nagu need ikkagi levinud ja abi otsima minnakse reeglina ikkagi kellegi suunamisel. Jälle see naine, et kui see naine veel selle hetkel on su kõrval ja jaksab olla, siis tema suunamisel, kui teda enam ei ole, siis ikkagi tuleb pilti ema, kes on ka muide naine. Aga siis sa pead olema ikkagi täiesti pikali augus ja see kriis peab olema nagu karjuv. Et enne kui see kriis ei ole karjuv, et selles suhtes jah, et kui sa ütled siin Sten Ollele, et ta räägib, et mine teraapias, et tunda ennast jätkuvalt hästi või et käige mehed teie koolitustel ka siis, kui kõik ei ole pekkis ja naine ei ole juba kohvrid ära hakkinud. Seda uuringus seda välja ei tulnud, mis nagu meil koolitusruumi on hakanud ilma nüüd märkamatult mehi, kellel nagu meil on vaja sellist nagu kriitilist massi. Ehk siis pead saama selle kogemuse, et kuule, see ruum oli päris turvaline, kus ma sain nagu jagada ja see muutis minu sees midagi ja ma tahan ise midagi muuta. Ja siis need mehed purukaine peaga lähevadki, räägivad siis teistele meestele ja siis kus sa kuuldid seda? Kuule, saunas kuulsin, räägiti, et kuule, teil on äge asi ja siis me nüüd tulin. See on äge. Ja see on äge, aga mis meil on siin saateski olnud, on saatekülalisi olnud, kes ja ka me ise oleme niisugused mehed, kes tihtilugu nagu väga ei taha naisi infot vastu võtta. Ja siis järsku avastame, et ma avastasin mingi väga pinge asja.
Sest teine mees ütles, siis tuleb välja, et naine on seda 3 aastat rääkinud. Ja siis on, vau, sa oled rääkinud või? Okei, jaa. Et kuidas seda meeste omavahelist jagamist või suunamist, kas seda kuidagi ka välja sealt tuli? Tuligi see, et seda ei tehta ju, et seda nagu just selle turvalise ruumi teema, mis sa tõid, on ülioluline. Et see, et sa tunned, et sul sõpruskonna hulgas ei ole seda turvalist ruumi, et jagada, kuigi nad on sul kõik lähedasemad inimesed justkui, aga sa tuled siin mingi 6 võõra mehega kokku ja sa jagad kõike. Ja sa ütled ka, et ma ei ole elu sees rääkinud oma ühelegi lähedasele inimesele oma mingisugust enesehävituslikust episoodist oma elus. Et miks siis siin on? Sellepärast, et see anonüümsus on turvaline. Et eriti kui jutt on siis, me tegime, need osad fookusgrupid olid siis ka veebi vahendusel, kus siis inimene ise sai valida, kas ta tuleb sinna, paneb Sten Nolle endale nimeks või ta paneb endale Jaanus. Et ehk siis see anonüümsus nagu katteväri. Et võõrad tundmatud mehed, anonüümsus, et see oli siis see, mis on nagu turvaline ja see on see küsimus, et aga miks siis sa oma lähedastega ei tunne see turvalisust ja siis me läheme tagasi nende elukogemuste juurde, kus siis on saadud lähedastes suhetes, sõprussuhetes reeglina teismeeas vastu näppe, kus siis seda usaldust on nagu kuritarvitatud ja seda kuidagi siis avalikustatud reeglina siis kuidagi kooliruumis. Aga nagu ma ütlesin ka, need avalikustamise vormid on kindlasti praeguseks muutunud väga palju veelgi rohkem avalikumaks. Ja räigemaks. Ja hullemaks nagu. Okei. Kuule, aga nagu ühtepidi nagu et justkui oli alguses oli see nagu positiivselt alustasid see nagu päris nagu hästi, et see, kus see pealkirjas oli see, mis oli pingeväli nii-öelda, et justkui nagu see pingeväli on, et meeste sees on nagu seda, on nagu see pingeväli, eks ju, nagu käimas, aga suht nagu positiivne, siis nüüd ikkagi mulle selle nagu 1,5 tunni siin lõpus tundub, et nagu päris nagu see kriisis on natuke ikkagi mehelikkus nagu meil endiselt nagu, et mida me nagu teha saame siis, et kas on mingid nagu tegevused ka, kui sealt uuringust tuli välja, et mida Sten Nolle peaks tegema lisaks sellele, et oma sõbrale helistama, mida nagu meie saame teha, mida ühiskonnal, mida naised saaksid teha, men-keepingut ei taha nagu, et rohkem oleks, aga et kas, mis erinevad grupid siis nagu teha saaksid või mis need sammud on, mida me siis astuda saame, mis nagu oleks vajalikult nagu ala meie vaimse terviseks ka, ala see, et nagu endiselt ju meeste enesetapud laes, eks ju. Et see ei ole nagu, ei tule ju kuskilt nagu tühja koha pealt, osades riikides on lausa, isegi noorte hulgas on juba esimene grupp, eks ju, kus enesetappude arv on rohkem kui tööõnnetusi, nagu meil on need õnnetuste arv on Eestis veel nagu ületab, eks ju, aga osades riikides on enesetapud on nagu suuremad. See on ilmselgelt on nagu märk sellest, et nagu meeste vaimne tervis on nagu pekkis, midagi on meil väga valesti ja ühtepidi me tahame mehi, kes oleks nagu ägedad, kihvtid eeskujud ja samas midagi väga laguneb. Ma nende õnnetussurmade kohta siiski täpsustaks seda, et suur osa õnnetussurmasid ikkagi valdav enamus juhtub meestega ja valdav enamus riskikäitumise taga. Okay. Et mis jällegi on väga seotud nende väga jäikade maskuliinsuse normidega, sest et julge on teha rumalaid ja ohtlikke asju, mitte julge on öelda, et kuule, Sten, ma ka kaineks, anna oma autovõtmed siia. Et see nagu või ma ei hüppa pea ees suvalises kohas ette. Aga ma ei ole võib-olla nõus, et see mehelikkus on nagu kriisis. Selles mõttes, et me näeme, et ikkagi need muutused on, et see jäikade normide juurde on tulnud kõrvale ka mingisugused muud normid, mis avardavad tegelikult meeste võimalusi. Ja täna me siin haridusest pole nagu üldse rääkinud, aga korraks ma nagu mainisin, et üks asi, kus on nagu normid väga selgelt meest piiravad, on ju haridusvalikud. Või siis ka üldse valik mitte haritud olla, et me näeme, et Eestis meil on ka hariduslõhe, just kõrghariduses väga meeste kahjuks, mis kindlasti on nagu probleem, on ju. Nii et see, et meil see normide valik on laienenud ja ühe mehe sees erinevad normid on nagu saanud nagu ruumi, et olla ja elada, siis see pigem nagu on nagu hea asi. Et pigem ma näen, et see on ikkagi niisugune esimene samm ka sellest ikkagi kriisist nagu väljapoole. Siis nagu astuda. Ja Sten Nolle ka siin loominguline mees, kohal olev isa julgeb need avalikult öelda lausa seda, et ei kardagi hukkamõistu ja häbi enam ei ole nagu selles, eks ju. Võib-olla oleks mingi aeg tagasi oleks nagu teistmoodi öelda. Ja ma ei tea, kas nendele teie koolitustele ja teemadele oleks olnud 20 aastat tagasi Eestis turgu. No me oleks ühe teinud. Oleks ühe teinud ja siis oleks nagu seda 3 inimest saalis vaadanud ja öelnud, tore.
et ikkagi üht-teist on nagu muutunud ja Ilmselgelt, siin uuringus ka, me nüüd saame tänu sellele uuringule öelda ka, et meil on näpp panna, et ka Eestis on olemas oluline hulk mehi, kes ütlevad, nad tahavad olla rohkem kodus, nad tahavad olla rohkem oma lastega ja nende jaoks on oluline paindlik tööaeg, töö ja pereelu ühitamine, et see kõik oleks nagu võimaldatud just nagu erinevate nagu ühiskondlike struktuuride poolt. Nii et kui sa küsidki, et mida saab nagu teha, siis siin on ka erinevad osapooled, on ju, et riigi poolt me sellest vanemapuhkusest nagu rääkisime, kõik see paindliku tööaja kasutamine lapse vanematel ja paindlik tööaeg. Ma ütlen igaks üks selle ära, et see tähendab seda, et sa võid tööd teha erineval ajal, sa võid ka teha poole kohaga ja poole kohaga töö ei tähenda täiskohaga tööd poole palgaga, mida tihtipeale nagu tööandja arvab, et poole kohaga töö on. Või noh, ta niimoodi välja kipub kukkuma. Siis inimesed, kes tegelevad nagu noortega, lastega koolides, haridusasutustes on ja et kindlasti see teadlikkus nendest normidest, stereotüüpidest on oluline. Me peame nagu vaatama, et me ei taastuvaks neid, et me aeg-ajalt siis vastanduksime neile, me esitaksime küsimused mingite normide kohta, et miks see sellisel kujul peab nagu kohtuma või juhtuma. See, et me nagu ise oleksime ka nagu avatud ja ei karistaks seda poissi, kes julgeb jagada, julgeb välja tulla mingisuguse mure või asjaga. Et me näeme nendes kogemuslugudes, just noorte poiste nagu lugudes ka seda, et see karistamine võib tulla ka täiskasvanu poolt, kes näiteks treener, hästi tüüpiline. Ja see on just tulnud, kuidas need treenerid nagu veel see treenerite teema tuli nagu väga selgelt, et koolides ja õpetajad justkui on nagu rohkem nagu teadlikud ja kaasavamad ja avatumad, aga see, mis toimub trennides ja trennid meil on hästi soopõhised. Ja ma mõtlen, et seal on ka see, et ühtepidi trennid on soopõhised, see on vahele lihtsalt, et aga samas nagu jälle endiselt on see, et sul on ka kui rääkida naistest ja meestest, siis ongi koolis on enamasti on naisõpetajad, eks ju, ja siis on sul esimene meesfiguur, kes tuleb nagu on see treener võib-olla seal trennis, kes siis on täpselt selline nagu see võib-olla vastand sellele, mida sa tegelikult sooviksid ühest endale ühe meesfiguurina juurde enda ellu. Ja nagu nendest lugudest tuleb, kes võib sind naeruvääristada siis kogu selle grupi ees, kui sina siis mingisuguse normiga vastuollu lähed või eksid, on siis selleks nutmine või midagi muud sellist, eks ole. Nutmine oli kõige tavapärasem näide, mis on kindlasti ei, et seda ikkagi spordipoissi ei tee. Ja loomulikult kodudes, kui me oleme elukaaslased, siis täpselt samamoodi, et loomulikult me vaatame, et me mõlemat üksteist nagu toetame, aga et just, et nagu lubada olla ka nagu, et kui me tunneme laste vastu huvi, et kes sa oled ja mis sa tahad nagu olla, siis kindlasti ka see, et oma nagu mehe vastu, et me ka ei suhtu mehesse kui mingisuguse inimesse, kes peab lihtsalt nagu need ühiskondlike normide järgi elama ja nendest irdumist me siis ka kuidagi nagu karistame. Et selline paarisuhe vist liiga pikalt ei saa toimida. Kui ma omas käest isegi olen seda kogenud, et mõnikord tuleb ka just naistega sellel koha peal rääkida. Et kui see teadlikkus nagu nii-öelda tõuseb, ja ma saan aru, et mul on tegelikult lubatud tänu teraapiatele, ma usun, et ka sina oled kohtunud Sten-Ole seal, et sul on rohkem emotsiooni, kui sa oleks arvanud, et on inimeses sees, sest enamus on kinni pakitud, siis ma avastasin ka, et mul ei olegi ainult 90 kraadi emotsiooni, vaid mul on 360 kraadi. Ja siis ma avastasin seda, et oota, aga ma võin ju neid kogeda. Ma võin kogeda seda, et mul ongi mõni päev mul on kurb olla. Ja ma isegi tea, kus kohas see kurbus tuleb. Ja minu kaaslasel oli seda ülikeeruline vastu võtta. Pole harjunud. Naisel oli ülikeeruline vastu võtta, sest ta ei olnud harjunud sellega. Mees on tugev ju olemas ja siis äkki hakkab siin... Mehel on päevad. Mehel on päevad. Mees on eit kodus, mis toimub nagu. Ja õnneks meil on niisugune vahva tööriist olemas nagu suhteaudit ja siis me istusime maha ja natuke rääkisime nendest asjadest. Millised ootused olid? Ja siis ma tutvustasin oma kallile kaasale, et voilà, sa tuttavaks, see on siis ka üks minu osa ja et ma esimest korda elus arvatavasti tunnen ennast piisavalt turvaliselt sinu juures olekul, et ma üldse saan neid tunded välja lasta. Et sina naisena tegelikult, kui mina mehena olen kogu aeg siin kinni püüdnud ja kandnud sinu emotsiooni ja kõik, mul 3 tütart ka, kõigi nende emotsioone, siis ma lõpuks ei jõua enam. Ma väsin ka ja nüüd täna ma saan vahepeal välja lasta seda
torisevad trossis või siis tujukat Illimari korraks. Mu naine sai siis selle mõistmise. Ehk siis siin on nagu tundub, et naistele ka nagu väike... Naistele ka, sest naised ei ole, arvestades seda, et mu naine on natukene ka teadlikum, aga ta ei olnud ka selleks valmis. Ja siis mehena ma oleks muidu, ma oleks pekki, davai, ma siis ei või neid tundeid tunda oma kodus, ma ei või olla haavatav. Ma olen parem keldrisse, tõmban see 3 hulut lahti, tõmban jälle maha ära ja siis hingan sinna paberkotti korra ja tulen üles ja siis olen see tugev mees, kannan kõik ära ja lähen edasi ja päeva lõpuks lihtsalt enam ei suuda ja hakkan metsas ringi jalutama, mõtlen, et palju see Bauhofis see nöörimeeter maksis, eks ju, et lihtsalt enam ei jaksa. Et see naistele ka väike sõnum, et lihtsalt, et kui mehed on sul mees selline kodus, kes nii-öelda jagab 360 kraadi ja siis sa võtad rahulikult vastu ja ei ütle, et kallis mees, et sul on jälle päevad või? Et võtate vastu siis selle nagu 360 kraadi? Ta kuidagi rohkem nagu ikkagi kogub ja kontsentreeritult üritab ühe korraga laduda. Okay. Et ta nagu on koguja tüüpi, võib-olla selles asjas veidi rohkem, mulle võib-olla meeldiks, kui ta nagu rohkem jaotuks ära. Jaotuks ära, võib-olla ma oleks ise ka siis rohkem nagu valmis nendeks asjadeks. Mina niimoodi jaotan vaibana, mille alla tema siis tõenäoliselt tunneb, et ta on mattunud. Aga jah, ma pean küll seda man-keepingut ma pean küll tegema ja ütlema, et kuule, et mul on see, et alati, kui mul on palgapäev, siis ma ostan mingid teatripiletid. Kas endal käin sõpradega või mehega või lastega aga seda ma pean küll tegema, et kuule, et mine nüüd sõbraga teatrisse. Et selliseid asju ütlevad, mine nüüd. Nii et sul on ka seda man-keepingut tuleb ikkagi nagu ette? Jah, aga selles suhtes, et meil on... Ta on lastega ajaliselt kindlasti päeva ajal oluliselt rohkem kui mina, kuna tema on selline vabakäigu enda tööandja nagu sina on fotograaf, siis ta nagu tema päevad on vähem täis pakitud niimoodi ja tema kindlasti lastega rohkem, kui see rääkis kuni 3. eluaastani see emotsionaalse sideme nagu loomine lapsega, siis ma keskmise lapse puhul kindlasti näen seda, et keskmine laps oli siis hästi pisikese aastane, kui see koroonalaks tuli ja minul siis töökoormus kasvas nagu 7 korda üle pea. Ja hakkasin järjest rohkem tegema kõike üle veebi ja niimoodi, siis tema kui sündmuste fotograaf, et koroona ajal nagu Zoomis, ta isegi pidi paar korda Zoomis. Tal oleks just ju saaks kaugelt teha. Jah, kus ei toimugi midagi, mis tähendab, et tema siis, ja lapsed ka, et selle ajal oligi veel ainult 2 last ja mõlemad lasteealised, et tema siis nagu tegeles hommikust õhtuni nendega, see oli kevadine aeg ka, sõitis linna lähedale meil suvilasse ära ja siis õhtul nagu tuli tagasi ja ma näen küll, et just see aastane laps, et üldse see koroona ajal ta oli nagu nii palju isaga koos, et ta sai sellest selliseks nagu turvaliseks, kõige turvalisemaks inimeseks tema jaoks, et selline hästi tugev nagu side tänu sellele ka nagu tekkis ja ütleme, kuna see laps on ka natuke omade eripäradega, et siis võib-olla seda enam oli tal, et ma näen, et ta on siiani nagu kinni, mitte et ma oleks kuskil, ma ei tea, mängust väljas või et minust oleks ükskõik, aga lihtsalt, et need esimesed eluaastad selle sideme loomisel on üliolulised, et ei ole see, et lapsega hakkan rääkima, tegelema siis, kui ta oskab minuga rääkida asjadest, mis mind huvitavad. See tuleb igalt poolt nagu välja. Lahe tsitaat oli selle kohta, et sa pead rääkima oma lapsega 1-aastaselt kõikidest asjadest, sest et kui sa loodad, et hakkab hiljem rääkima suurtest asjadest, siis tema jaoks on need alati olnud suured asjad. Et kui ta räägib sulle oma mingisugusest asjast, mida ta värvis, siis tema jaoks on see maailm kõige suurem asi ka siis, kui ta on 2. Ja kui sa tahad pärast rääkida, ma ei tea, vägivallast, suhetest või maja ehitamisest, siis see on tegelikult tema jaoks sama kaalukategooria algusest peale. Ja selleks ta peab olema harjunud sinuga nendel teemadel suhtlema. Kuulge, meil vaikselt aeg surub peale, sellepärast siin üks, ikkagi meil stuudiokülaline, üks vabakutseline peab ikkagi tööd natuke tegema, leiba hakkama teenima siin, provide ima siin pere jaoks, nagu et siin ei saa kauem siin stuudios teid kinni hoida. Meil on väike lõputraditsioon ka, et küsime need küsimused ka teie käest ära. Et Maarja, alustame sinust, et ühe hea isa kõige tähtsam omadus on? Hea tahtlikkus. Okei.
Sten-Olle? Füüsiline kohalolek ja vaimuga samal ajal. Okay. Veider lause. Tavai, meil on isade saada, küsime ikka, Maarja, kõige hea ema, kõige tähtsam omadus on? Seda on väga palju raskem vastata, sest et siis ma nagu peaksin nagu ise enda kohta midagi ütlema. On ju? Et tahaks ka olla võib-olla siis kohal ja et mind usaldatakse, võib-olla usaldusväärsus siis. Okei, väike see vahe oli sees isa ja ema vahel ikkagi väike vahe oli nagu sees. Et aga ühes said enda peale mõelda, aga sinul? No sa just tõstatasid selle, et ideaalses maailmas võiks seda olla täpselt sama asi. Et no, võib-olla parandas nii palju, et vaimne kohalolek, aga see eeldab juba eos füüsilist kohalolekut ka. Aga lihtsalt, et minule tundub, et need asjad kõik lahenevad, kui sa oled päriselt kohal, kõik muud probleemid, siis sa juba oskad, aga sa pead enne olema kohal. Ja see kohalolek on, ma arvan, üks kõige raskemaid asju meil tänapäeval üldse nagu lastevanematena, et isegi füüsilises ruumis oskame koos olla, aga tegelikult meid emotsionaalselt ega vaimselt kohal ei ole seal samas nagu ruumis. Et kui me räägime laste nutitelefonide probleemist, siis tegelikult see on ka väga suur osa probleemist on vanemate nutitelefonide probleem. Ilmselgelt, see pole küsimus ka. Ja see ongi tegelikult selle usaldusväärsusega on see kohalolek väga kenasti nagu seotud. Et selle all ma peangi nagu ka silmas kõike seda, et see laps peab tegelikult tundma ennast sinuga turvaliselt, peab tundma, et ma saan sinu peale kindel olla, kui sa midagi ütled, on ju, et siis sa nagu, ma ei tea, teed seda. Kui ma räägin sulle oma saladust, siis sa tegelikult ei räägi seda edasi, mis sest, et see saladus on midagi minu jaoks võib-olla sellist pisikest ja nagu rumalat, aga et ma ei räägi seda ka naljaga edasi mehele või midagi, et see ja kui seda usalduslikku suhet nagu siit maalt alates nagu ehitada, et siis sa võib-olla saad selle emotsionaalse läheduse ka nagu lihtsamalt seda hoida, ma loodan teismeeas, eks ma näen, see on kõik ees. Okay. Järgmine küsimus. Lõpetage siis see lause, et väga ägeda paarisuhte kõige olulisem koostisosa? Koos asjade tegemine, võimalikult palju ikkagi nagu koos teha selliseid asju, mis mõlemale pakuvad just emotsionaalset sükest käi kontserdil, käi teatris, et me käime hästi palju just kontserdil ja teatris, et tee nagu koos näitustel muuseumikaart, hea asi. Super hea märksõna, et mis mõlemal pakuvad fun'i. Ja just, ja kuigi mõnikord on ka see, et on ka oluline, et mina vean mingile asjale, mis nagu mind huvitab ja siis sina vead mingil, mitte et mind ei huvitaks fotograafis, käime fotograafis kas on ju või dokfotokeskuses, et mitte et mind ei huvitaks, aga just ka see, et jagame kuidagi ära, et sina vead mind nüüd, et mina vean sind nüüd. Tutvu minu maailmaga, mina Okay. Sten-Olle? Loll ja häbitu huumor. Et ei kardaks olla nagu narr teineteise ees. See minu meelest toidab hästi. Ilma huumorita vist tõesti asjad laguneksid, see on nagu äge. No just lollitamine, et paned köögis musa ja tantsid, vaata. Et siuke asi on normaalne. See mind isiklikult hoiab kõige paremini peas korras ja suhtes sees. Väga lahe. Parim kingitus, mida üks vanem saab lapsele ellu kaasa anda? Turvatunne. Sama. Jään täpselt sama asja juurde. Hea kopeerimine, aga nii oluline pole mitte midagi teha. Ja kõige parem, küsin enne ära, te pole seda küsinud, et kui kaua te suhtes olete koos olnud? 19 aastat. Siis saab küsida, Sten? 13, siis saab mõlema käest küsida. Ja küsi ennem Steni käest nüüd, muidu ta kopeerib. Ja muidu kopeerib veel sama. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida? Sama. Loll, häbitu huumor. Ilus. Marja? Siis kui lapsed saab kord nädalas vanaema juurde viia ööseks. Väga praktiline. Väga hea. Excelis peavad asjad klappima, et sellest peab üldse kõigepealt aega olema, et saaks üldse mingisugune asi tekkida. Õige. Et siin pole mitte midagi. Ja kes ei ole veel kuulanud, siis Agnes Kangur. Kireplaneerimise lood. Sealt saab väga hästi vihjeid. Kas on midagi sellist, millest me praegu veel rääkinud pole, mis kindlasti peaks selle mehelikkuse ja isaduse teemaga ja normidega veel tahaksite kumbki mainida, mis veel inimestele kaasa anda, enne kui me otsad täitsa kokku tõmbame? Võib-olla üks teema, mida me ei rääkinud, mis tuli teravalt sellest uuringust, oli see isiklikult võtmise teema. Et on mingisugused teemad ühiskonnas, mis on struktuursed probleemid, näiteks lähisuhtevägivald, seksuaalvägivald. Meil on täna Kanna teksapükse päev, mis on... Räägi see lugu lihtsalt
mul oli lihtsalt nagu, sa jätsid suu mul lahti. Räägi see tänase teksapükste päeva lugu ka ära. Täna siis on meil rahvusvaheline või see Euroopas siis teksapükste kandmispäev, sellepärast et aastal 92 Itaalias üks 45-aastane sõiduõpetaja vägistas oma 18-aastase siis sõiduõpilase. Ja kui esimese astme kohus siis mõistis mehe süüdi vägistamises, siis teise astme kohus tühistas selle otsuse ja selles põhjendus oli siis kirjas see, et kuna naisel olid sedavõrd kitsad teksad jalas, siis mees ei ole harjunud nii kitsaste teksadega, et see naine pidi ise need ikkagi ära võtma ja aitama, et järelikult ta oli nagu nõus selle asjaga. Ja see oli siis see, kus Itaalias see sai alguse ja kus siis järgmine päev on ju need parlamendiliikmed ja mitmed naised nagu tulid siis protestiks nagu teksad jalga ja ilmusid teksadega nagu tööle ja sealt see siis on selliseks iga-aastaseks nagu sündmuseks saanud, et nüüd ka Eestis, et kus meil on ikkagi seksuaalvägivald ja see ohvri süüdistamine väga teemaks, et viimase monitooringu järgi 38% Eesti inimestest, sealhulgas nii mehed kui naised, ütlevad, et jah, et ka naine oma riietusega ise võib vägistamist esile kutsuda. Et need on nagu hoiakute küsimused, mis kindlasti on seotud nagu nende samade normidega, millest me rääkisime. Ja siin uuringus ka nagu tuli teemaks, et kui meil meedias on sellised teemad üleval nagu näiteks seksuaalvägivald või ka lähisuhtevägivald, siis ka mees, kellel tegelikult ei ole selles mõttes puutumust selle asjaga, et ta ise ei ole vägivalla toimepanija, tunneb seda kuidagi rünnakuna ise enda vastu. Et kuidas me saame nagu rääkida sellistest struktuursetest probleemidest niimoodi, et me ei peaks tundma seda isiklikku nagu süüd, eks ole, selles asjas. Et see on kindlasti asi, et kui me siin, teie teete siin oma saateid ja olete ka tegelikult nii-öelda meediaväljas nagu pidevalt, et nagu mõelda, et kuidas neid asjadest nagu nii rääkida, et see ei oleks selline blame game, vaid me rääkiksime probleemist, kui struktuursest probleemist, et see vägivald, see seksuaalvägivald on seotud samade jäikade meheks olemise normidega, on ju, ja nii edasi. See sama haineid, mis sa tõid, on ka nagu hea enne seda, et võid selle ka korra uuesti öelda. Jah, see oli see, mida armastatakse, et kui et öeldakse alati, et not all men, et mitte kõik mehed, et ei ole ju sellised, ei ole ju vägistajad ja niimoodi, õnneks tõesti ei ole. Et võtame isiklikult justkui seda, et keegi on nagu ja me ei räägi sellest sellepärast, et justkui läheb minu pihta ka, eks. Et siin on, see on sama loogika, et kas kõik haid peaksid võtma isiklikult nagu seda, et meil on maailmas kuskil umbes ala 400 hai liiki, ja nendest inimesele ohtlikud on 4, kes ründavad. Aga ometi on ju, kui sa supled kuskil, ma ei tea, Austraalia rannikuvees on ja sul tuleb mingisugune uimega tüüp on ja niimoodi ujub nagu vastu on ja et siis nagu sinu loomulik nagu hirmu käitumine on see, et sa tõmbad ruttu sellest veest, sa paned nii ruttu välja, kui sa vähegi saad. Kuigi mitte kõik haid, on ja. Aga võib-olla see on see hai, et sest meie ohutunnetus juba nagu läheb käima, sellest paratamatult on see, et see seksuaalvägivalla ahistamiskogemused, et meil on ühiskonnas ikkagi nende toimepanijateks valdavas enamuses mehed, et vahet ei ole, kas see seksuaalvägivald on suunatud mehe vastu või naise vastu, siis selle toimepanijaks ikkagi on reeglina nagu mees, et jah, see ei tähenda, et kõik mehed on nagu sellised, aga ma arvan, et millest meil on väga puudus, on see, et meil oleks nagu rohkem mehi, kes räägiks sellest kui probleemist. Kui vale see on, kui hull see on nagu. Et mitte sellest, et mina küll nii ei tee, miks te sellest nii palju räägite. Et või et nagu siin mõni poliitik solvub, et kui kuskil vabariigi aastapäeva kõnes räägitakse on ju koduvägivallast ja meil statistika näitab, et sel päeval koduvägivald võib-olla läheb lakke. Lähebki. Jõulud ja jaanipäev ja nii edasi on ju, et siis nagu, et see on küüniline solvuda selliste asjade peale, kui see on nagu struktuurne probleem meie kodudes ja peredes. Nõus. Ja mis on seotud nende samade normidega. Okei. Väga hea, et sa selle tõid, jah, kuna me ennem rääkisime stuudios selle salvestuse algus sellega, siis juba justkui oli nagu räägitud teema, aga täpselt see oli ju nii-öelda kaamerasse jõudnud. Sten, ole sul? Võib-olla toon nüüd teise asju, mis hommikul mulle siis jälle lasteema saatis, et kognitiivse töötab feministeeriumis ja meil see info liigub tihti, ma õpin talt palju ja siis oli kognitiivse nagu koormuse jagamine pere suhtes, et just see, et sa saaks isana ka tunda ennast, et sa oled päriselt nüüd, nagu selle uuringus tuli, et sa oled nüüd siis võrdväärne lapsevanem, et kuidas seda päriselt ellu viia, mis minu jaoks on keeruline, on see, et sa ei saa
see kognitiivne raskus tuleb ära võtta, mitte mingi üksik tegevus. Võtame näiteks nagu hambaarsti, et sa ei ole võrdväärne lapsevanem, kui sa ka käid lapsega hambaarstil, kuigi naine pani ajakirja, ütles, et nüüd peab minema ja siis pärast uurib, kas sa ikka käisid. Et see peab olema niimoodi, et arsti teemad on sinu teemad. Võtadki isana, arst kogu jada, kõik asjad, millal ta käis, mis arstil, et sa ei saa seda teha niimoodi jupi kaupa, et see delegeerimine on vahepeal veel väsitavam kui jupi kaupa delegeerimine. Oi, ma olen kuulnud seda enda naist, seda sama lauset kasutamas. Et teha nagu, mind see aitab, et siis ärme tee nagu poolikuid lahendusi. Et teemegi nii, et arstil käik on minu mure ja kindlasti esimesel korral ma midagi ajan ka vussi. Siis tuleb mulle seda... Hambaarsti asemel on siis mingi muu arst. No aga jah, midagi saab ikka korda. Et võtaks seda vastutust nagu terviklikumalt peale või et ongi ma ei tea, riided või siis koolis seonduv õppimine. Aga too enda nagu kodust nagu näide jälle, kui selle man-keepingust rääkida, et nagu näiteks see ongi kodus, me teame, kuidas see statistika on, eks ju, kuidas tegelikult mehed teevad küll oluliselt rohkem meiealised, kui me isad tegid, eks ju, aga nii-öelda kuna isad ei tee midagi, siis oluliselt rohkem on ikkagi päris vähe, kus naine ja mees mõlemad võrdselt käivad tööl. Et sinu puhul näiteks, kuidas on kodutööd jaotus näiteks teil, kui palju on näiteks, mis on tavaliselt on nii-öelda mehe ja naise nii-öelda tööd, kuidas teil on näiteks see nagu jaotatud, kui palju seal seda kognitiivset seda kandmist nii-öelda on, aga ka füüsilist ära tegemist. Nähtamatust kodutööst praegu vist rohkem. Aga kui palju ka füüsilist on, kui palju see, et sina nagu, sest see nähtamatuse jaotus väljendub ka selles, et see on füüsiline, et ala kui, ma ei tea, riided on sinu teema, eks ju, siis need riided saavad nagu pestud, eks ju. Et füüsiline käitumine käib siin meil ei ole veel hästi. Ma riietega ma ei saa hakkama. Et ma olen ka nagu, mul on mingi ATH nagu jupp spektril kuskil ma asetsen ja siis minu lihtsalt nagu laste ema on nii jõhkralt hea selles, ka nagu teiste emadega võrreldes ma näen, et ma lihtsalt ei jõua järgi, kuigi ma üritan, et meil ei ole hästi sellega selles suhtes, et ma tunnen, et ka seal et ma teen süüa küll, pesen nõusid ja muid asju. Ja kui midagi on vaja remontida, milles ma olen ülikehv, aga siiski ma teen. Keerad perse, meil on kuulis. Ja autorehve vahet. No ühesõnaga nagu, ta ei ole meil hästi, aga... Maare kõrval hoiab peal. Ei, mul lihtsalt tulevad meie magamistoa kappi need asjad meelde, aasta aega oli ka, et need on sinu ülesanne, panna kapile ette. Ja see aasta aega pidi kappi kuidagi niimoodi saama nagu lahti, et riidad nagu välja. Ja üks päev ma tulin koju ja siis seal olid need niimoodi, see on niisugused pikad nagu, mis on käsi, mis asi, ja siis kubistlikult ma ütleks, et oli lähenetud sellele ja see oli näha, kus see puur oli kõik valesti läinud sinna kapi ukse peale ja ta oli nii rahul nagu. Aga kõik oli täpselt tehtud. Need asjad olid seal, nad on siia, ma iga õhtu vaatan neid seal, istun voodis. Ma loodan, et su mees kuuleb, mõned kohad on siis need, kus on okei abi paluda. Et nagu mehed, on okei abi paluda, kui ise ei oska, sellepärast oluline on see, et see saaks nagu tehtud, kui isegi ise ei oska võtta see teenus väljapoolt sisse. Näiteks see elektritööd, mida sina võtad. Ja meil just kärstas üks juhe ära, ma loodan, et ta ei võta seda ette. Ta õnneks on paar päeva ära. Ja meestele ma ütlen ka, kes kuulavad, et ei tunneks ennast nagu nii-öelda kehvasti, sest alles minul endal oli ka hiljuti üks sükene kuu aega tagasi, siis oli üks kriis meestega, üks oli Kristoga, üks oli hea sõbra Timoga ja siis üks oli hea sõbra Madisega. Tulen minna suusareisid koos Kristoga siit ja jõuan koju ja siis avastan, et mind pole kodus olnud pikka aega laste jaoks ja naise jaoks. Ma ei tulnud ennast piisavalt mehena kuidagi, et see vastuvõtt ei olnud selline nagu need, issid oli, või sa juba jõudsid. Et ma olin nagu, mida paganat. Ja siis tuleb mul hea sõber, kes paneb elektripistikud, millega mul oli ka läinud mingisugune pool aastat, mida ma polnud teinud, sest lihtsalt mul ei tule see välja ja ma ei taha seda teha. Ja ta tegi nüüd ära ja siis mul oli selline tunne, et mind pole selle nagu piisavalt siin nagu kodus olemas mehena. Eneseväärtus veel langes. Aga mida ma tegin, ma julgesin seda sõbrale väljendada. Ma tundsin ennast väga kehvasti. Sellel hetkel lihtsalt kõikide asjade kokku sattumus oli, et minu enda mehelikkus oli nagu kukkunud. Et ma ei ole piisavalt mees ja nüüd ma ei ole kodus ka mees. Ma ei saanud sellega hakkama, mis mul pool aastat oli. Sa tulid ja tegid selle ära 2 päevaga. Ja siis mu sõber ütles, et aga tead, Illimar, et sa oled nii palju mind aidanud vaimsel teel. Ma julgen oma naisega rääkida, ma julgen sinuga rääkida tõsistest asjadest, mida ma varem, kui ma olin kogu aeg kinni pakkinud. Aitäh sulle selle eest. Ja ma ei oska teistmoodi väljendada ennast kui seda, et ma panen selle elektripistiku ära. See on minu tänu.
aitäh sulle. Mul oli jumal tänatud, et sa sellest rääkisid ja ma ei tunne ennast nagu kehvama mehena, vaid see, et see oli sinu viis näidata tänu ja tulla nagu nii-öelda appi. Ja järgmine kord siis no nagu teadki jälle helistada. jah, et rääkimine päästis päeva. Ja See see, on- et see teine inimene sai sinust aru ja peegeldas veel tagasi. Kuulge, meil pole mitte midagi teha, Jah. sellepärast et meil on aeg päris peale, meil on väike kingitus ka, mõlemal on Ecoshi poolt teile armas. natukene pandud sellist head tasakaalustavat toidulisandit. Oi, aitäh. Et saate endale mõnusalt enda keha eest natukene hoolt ja kanda. mina panen sinna juurde veel niisuguse toreda raamatu nagu Mees neli, mis tegelikult konkreetselt rääkis täna, täpselt me rääkisime saate jooksul ka sellest raamatust, sest siin ma selles raamatus ma kirjeldangi lahti oma meheks saamise loo. Aga see haakub väga paljude teistega, sest mul on kirjutanud kümneid sadu mehi, kes ütlevad, issand jumal, ma tunnen ennast ära. Et siin ongi, räägib nendest riitlustest, et kuidas me meheks saame, siin räägib ka erinevatest vanustest, kuidas me ennast mehena kogeme 10-aastaselt, mismoodi me vaatame oma isasid ja asju, kuidas me ülistame neid ja kuidas me 20-aastaselt võib-olla maha neid tammerdame ja sellest, kuidas ma läbi isaduse nagu kasvasin. Ja mina panen nende poolt alati ka palliraamatu, kuna teil on täpselt õiges vanuses lapsed, siis meil on tohutult on kirjutatud, et lugema õpid selle raamatuga, nii et teil on täpselt seda vanust ka veel. Paneme veel kriipsud ka siia. Paneme kriipsud ka sisse juurde. Aitäh teile, et tulite seda teemat jagama ja see sai väga põnev saade ja sa tõmbasid veel mul teemasid käima, nii et mulle praegu sisse saaks veel rääkida. Aga aeg päris peale. Aitäh teile, kuulajad, vaatajad jälle, kes te meiega olite. Aitäh, et ikka seda mängi nuppu vajutate siis Spotify's, Apple Podcastis või YouTube'is. Vajutage seda follow jälgi nuppu täpselt samamoodi ja olge jälle meiega ja kohtume. Ja Kristo, aitäh Ecoshile ka. Ja kasutage Ecoshi sooduskoodi. 20% saate e-poest alla Ecosh 20-ga, nii et ärge seda ka ära unustage. Ja kohtume, tundub jälle, loodame vähemalt, et niimoodi läheb, et me 2 nädala pärast kohtume ja hooaega veel kinni ei pane, et üks osa tuleb meil sellel hooajal veel. Nii et aitäh teile ja kohtume jälle. Näeme, kuuleme.